Tere päevast, austatud Riigikogu ja tervist kõik, kes te jälgite tänast Riigikogu infotundi siit istungisaali rõdudelt ja ka sinise ekraani vahendusel. Me alustame 3. juuni infotunniga ja head kolleegid, kõigepealt on mul palve, et teeme kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll, palun. Ja kohale on end registreerunud 9 Riigikogu liiget, puudub 92. Tänases infotunnis osalevad järgmised Vabariigi Valitsuse liikmed: peaminister Kristen Michal, rahandusminister Jürgen Ligi ja välisminister Margus Tsahkna. Ning meie infotunni reeglid on ikka täpselt samasugused nagu ka varasematel kordadel. Riigikogu liige võib registreeruda ainult ühe küsimuse esitamiseks. Küsimuse esitamiseks on aega 2 minutit, vastamiseks 3 minutit ja selle konkreetse küsimuse raames siis küsiv Riigikogu liige saab võimaluse esitada ühe täpsustava küsimuse ja lisaks saab siis üks Riigikogu liige võimaluse esitada lisaküsimuse. Enne kui me läheme küsimuste juurde, on küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Kolleeg Kalle Grünthal, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja. Te ütlesite, istungitunnis osaleb ka Jürgen Ligi, aga tema pink on tühi. Mis juhtunud on? Ma usun, et Jürgen Ligi on siiapoole teel, et kui ma vaatan nüüd, Jürgen Ligi on vastamisjärjekorras 6, et ta kindlasti jõuab siia kohale, et Jürgen Ligi on ka sel nädalal olnud siin Riigikogu ees juba ligi 3-4 tundi ja ma usun, et ta on siin üsna pea ka Riigikogu infotunnis kohal, nii et mul ei ole alust mitte kuidagi teistmoodi arvata. Tema vastamisjärjekord on siis Aivar Koka küsimusele kohal number 6. Aga asume siis tänaste küsimuste juurde. Esimene küsimus on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Heljo Pikhof ja teemaks on vanglaturism. Heljo Pikhof, palun. Suur tänu, austatud peaminister. Avalikkusele on justiitsminister proovinud jätta mulje, et tegemist on igati hästi ette valmistatud, majanduslikult kasuliku ja turvalisust suurendava projektiga. Õiguskomisjonis, kus me oleme arutanud Rootsi vangide Eestisse toomist, on selgunud, et on tegelikult vastamata hulk sisulisi küsimusi ja kõik see, mida on justiitsminister öelnud, ei vasta tõele. Tegelikult, kust tulevad siseturvalisuse valdkonna inimesed, kuidas välditakse politsei nõrgestamist, kes kannab tervishoiu ja õigusasutuse tegeliku töökoormuse ning miks kasutatakse avalikkuse veenmiseks kulunumbreid, mis ei kirjelda täpselt tühjade vanglakohtade tegeliku maksumusest. Ja kui me vaatame siis täna, kus on tööjõupuudus, täna on juba siis tööjõupuudus siis siseturvalisuse valdkonnas ja nii politsei, maksu- ja tolliamet kui ka teised jõustruktuurid konkureerivad suuresti sama profiiliga inimeste pärast. Nüüd kindlasti on ka lisakoormus siin Eesti tervishoiusüsteemile ja seetõttu ei piisa vastusest, et arve tasub Rootsi riik. Oluline on teada ikkagi, kelle tööaega, ruume ja spetsialiste tegelikult kasutatakse ning kuidas tagatakse, et Eesti inimesed ei jää tervishoiuteenuste silma, meie ravijärjekorrad ei pikene. Ja samamoodi on ka toodud välja, et välisriigi kinnipeetavate Eestisse toomisega kaasnevad kaebused, menetlused, tõlkevajadus, tervishoiuvaidlused, suhtlusõiguse küsimused ja võimalikud uued vanglas toime pandud kuriteod ja rikkumised, mis on, nagu ma juba ütlesin, lisakoormus tervishoiusüsteemile, kohtutele, prokuratuurile, õiguskantslerile ja kaitsjatele. Kuidas te tagate selle, et meie enda siis õigussüsteem ei nõrgeneks, meie inimesed ravijärjekorras ei peaks pikemalt ootama? Aitäh! Aitäh, härra peaminister, palun. Ja aitäh, austatud Riigikogu esimees, aitäh, hea küsija. Vangla rendi laiem eesmärk on säilitada Eesti sisejulgeoleku võimekus. Kui meil on spetsiifiline kinnisvara olemas, siis on mitu viisi,
üks viis oleks lihtsalt maksta selle ülalpidamise eest ja kanda seda kahju, kuniks meil seda jälle vaja läheb. Loodetavasti ei lähe vaja, aga kuniks läheb vaja. Ja see tähendab seda, et meie kõigi ühisest kassast, meie kõigist maksurahast tegelikult läheks raha selle ülalpidamiseks ja sisejulgeoleku valdkonna inimesed ei saaks tööhõivetust, ei saaks seal toimetada, me ei säilitaks seda professiooni. Ja alternatiiv sellele on, mida Euroopas paljud riigid ka kasutavad, ma mõned näited teile ka toon hea meelega, et me rendime neid vanglakohti välja kokkuleppel, siis antud juhul Rootsi riigiga. Mulle on kinnitatud ja loomulikult ma mõistan, kui on detailsemaid küsimusi, need küsimused tuleb alati läbi arutada, sest ma eeldan, et teie küsimuse eesmärk on ka mitte sellist hirmutamist teha, nagu enne kohalikke valimisi teatud poliitilised jõud, eeskätt vist EKRE-s seda Tartus tegid. Nii et seetõttu, kui teie soov on saada küsimused, siis kindlasti tasub neid nii komisjonis, fraktsioonis kui mujal küsida. Faktid on ikkagi need, et kõik projektiga rakendamisega seotud kulud on arvestatud suuresti sellesse finantsmudelisse ja vähemalt 300 koha eest makstakse fikseeritud tasu sõltumata siis täituvusest. Rootsi maksab Eestile 300 koha eest aastas 30,6 miljonit eurot. Ja kui neid kinnipeetavaid on üle 300, siis makstakse täiendavalt 8500 eurot kuus ühe kinnipeetava kohta. Me ei võta vastu kõiki Rootsi kinnipeetavaid. Iga kinnipeetava siia paigutamine eeldab Eesti riigi nõusolekut. Hinnatakse palju asju, muuhulgas julgeolekuriski, terviseseisundit ja tausta. Meil on alati õigus vastuvõtmisest keelduda ja nõuda ka kinnipeetava tagasiviimist Rootsi ja julgeolekukontrollis osalevad meie enda sisejulgeolekuasutused. Kõrge riskiga või lepingule mittevastavaid vange Eestisse ei saadeta. Ja kindlasti on oluline printsiip, mida tuleb alati rõhutada, ma arvan, ka teil tuleb rõhutada, et keegi ei vabane Eestisse, vaid need inimesed saadetakse ikkagi Rootsi tagasi, kus nad siis vabanevad, nii et Eestis nad ringi käima ei hakka. Aitäh! Suur tänu ja Heljo Pikhof, teil on täpsustav küsimus, palun. Suur tänu, et ma tegelikult sooviks minu küsimusele ka vastust, et te rääkisite üldisest olukorrast, aga mitte ei vastanud mu küsimusele. Et ma räägin sellest, et meil puudub see inimvara, et kes hakkab kõike siis teenindama Rootsi vange ja kui me võtame kas või eilse Riigikohtu esimehe esinemisi Riigikogus ja ma küsisin tema käest, et kas meil on uusi kohtunikke tulemas, sest ma tean, et paljud kohtunike siis kandideerimist on läbi kukkunud, ta vastas ei ole, sama prokuratuuriga, ei ole uusi prokuröre kuskilt tulemas, et see tähendab seda, et meie enda inimeste siis kohtus käimine pikeneb, see tähendab seda, et menetlused, mis on seotud meie enda kurjategijatega, need samamoodi pikenevad ja halduskohtus näiteks öeldi meile õiguskomisjoni istungil, et Tartus halduskohtu siis kohtunik ütles, et neil on juba täna tööjõupuudus, et halduskohtusse peamiselt lähevad need vangide kaebused, et nad ei tule lihtsalt toime ja uue kohtuniku leidmine võtab aega 9 kuud. Et need asjad ei ole sellised, nagu te proovite välja näidata, et selles mõttes meie enda julgeolekusüsteem kindlasti nõrgeneb, kuna vanglasüsteemis on palgad palju kõrgemad, kui on politseiametis ja nii politsei peadirektor kui ka Lõuna-Eesti politseijuht on seda kinnitanud, et kindlasti patrullivate politseinike hulk tänavatel väheneb. Et palun öelge, kuidas te selle inimvara probleemi siis soovite lahendada ja võib-olla oleks õige jätta see leping hoopiski järgmise Riigikogu koosseisu kinnitada, kui on kõik lahtised otsad siis nii-öelda kinni pandud. Et täna seda kahjuks ei ole. Et ma veel ühe asja ütlen ära, et lepingule lisandub memorandum, aga memorandumist me ei tea täna mitte midagi. Aitäh. Aitäh. Härra peaminister, palun. Ja aitäh, hea Riigikogu esimees, hea küsija. Jah,
inimvarast, et kui see on teie küsimuse mõte. Kõigepealt ma olen peaaegu kindel, et PPA peadirektor ei ole öelnud seda, mida te ütlete, et tänu vangla rendile, sellele, et seal säilib 160 töökohta ja 250 uut töökohta tuleb juurde, on meil patrullpolitseinikud tänavatel vähem. Aga ma hea meelega küsin selle Egert Belissevi käest üle ja ma loodan, et sellist väidet ei ole esitatud, seda on ehk vääriti mõistetud, ma loodan südamest. Nüüd, mis puudutab kohtusüsteemi ja vanglasüsteemi omavahelist koosmõju, siis kohtusüsteemis on väga pikka aega olnud see probleem, et see ei ole kuidagi nüüd uus ja värskelt tekkinud ega isegi vanglarendiga seoses. Kui te vestlete kohtusüsteemis pikemat aega olnud inimestega ja ma olen valdkonnaga puutunud ju aastakümneid kokku erinevates rollides, siis kohtutes on teada, et kohtunike puudus põlvkonna vahetusega on paratamatu ja uute inimeste saamine on päris keeruline. Ütleme, kohtusüsteem on küll teinud suuri selliseid pingutusi ja minu hinnangul on kõik näinud kõvasti vaeva selleks, et kohtumenetlused oleksid kiiremad ja kohtumenetlused Eestis on ikkagi kui Euroopa keskmisega võrreldes kaunis kiired, nii et selles mõttes müts maha, et kohtusüsteem toimib kenasti ja kindlasti vajab nii inimesi kui lisaressurssi, aga teeb oma parima. Uute tehnoloogiate tulemisel ma just kohtusin ka näiteks Baltimaade riigikohtunike delegatsiooniga hiljuti ja eks uued tehnoloogiad kindlasti muudavad ka seda, kuidas kohtusüsteem tervikuna toimib, mida uus tehnoloogia saab ära teha, kuidas ta lihtsustab asjaajamist inimeste jaoks, menetlusi, aga ta loomulikult ei asenda inimkohtuniku ja kohtusüsteemi tervikuna. Nii et kui te viitate sellele, et vanglarent toob täiendavaid kaebusi siia kohtusüsteemile, ma olen täitsa veendunud, et see on enam kui tõenäoline, kindlasti toob, aga kohtusüsteem kindlasti peab hakkama saama erinevate väljakutsetega, vajadusel lisaressurssi, vajadusel lisainimesi palgates ja kohtunike puudus muidugi kohtusüsteemis on aastakümnete pikkune lugu, et see ei tule vanglarendiga, see ei lõppe vanglarendiga ega ei ole isegi otseses seoses vanglarendiga. Et neid kahte asja seostada on ütleme jah, üsna selline, ma ei teagi, kuidas see eestikeelne termin on, aga sihuke kauge vise. Aitäh. Aitäh. Ja lisaküsimuse esitab Helmen Kütt, palun. Aitäh, lugupeetud eesistuja, austatud peaminister. Lugedes ja vaadates Rootsi Riksdagis toimunud arutelu ja neid küsimusi, mis seal esitati, jääb küll selline mulje, et tegelik info ja arusaam sellest, mis Eestis ja ka parlamendis toimub, saabus sinna siis tänu Tartu volikogu esimehe Tõnis Lukase pöördumisele ja need küsimused, mis seal olid ja murekohad olid ka tulenenud sellest kirjast. Minu küsimus on, et kas teie või siis justiitsminister, justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta, kas te olete kokku kutsunud enne lepingu sõlmimist ja enne seda, kui rootslastega selline kaup teha, näiteks kõikide Riigikogu fraktsioonide esindajad, sest täna on olukord, kus peale valimisi väga suure tõenäosusega see leping lõpetatakse ja see on ebaaus ka rootslaste ees, sellepärast et ka nemad olid väga mures, et Riigikogus ei ole sellist toetust või sellist suurt toetust ja arvestades praeguse valitsusega tegelikult väga madalat reitingut rahva hulgas, ei ole see väga mõistlik sellise lepingu praegu sõlmimine. Küsimus on siis, et te ei peaks pikalt vastama, kas te olete seda teinud, teie või Liisa-Ly Pakosta, kutsunud kokku Riigikogus esindatud erakondade esindajad, et seda teemat arutada enne, kui tormasite sõlmima lepingut Eesti ja Rootsi vahel. Aitäh! Aitäh! Selleks on ju Riigikogus ometi see formaat olemas, et selleks nimetatakse komisjoni tööd, kus on kõik erakonnad esindatud, et kõikide nende erakondadega on komisjoni formaadis, kindlasti huvilistega fraktsiooni formaadis, ka siin arupärimiste formaadis kindlasti vastatud ja suheldud kõigi osapooltega. Kõik, kes on tahtnud midagi küsida, lugupidavalt on suheldud, olenemata sellest, kelle reiting on parajasti kõrge või madal, kas ta on koalitsioonis või opositsioonis ja seda me kavatseme teha ka tulevikus. Ja liitlassuhted Rootsiga näiteks meie partneritega Euroopa Liidus ei sõltu parajasti sellest, kas kellegi reiting on kõrge või madal.
Et kui Rootsi laevad valvavad näiteks NATO operatsiooni käigus praegu meie kriitilist infrastruktuuri merel, selleks, et meie ühendused oleks terved, et Vene varilaevastik sinna ei sõidaks, ei ole seegi reitingu küsimus. Nii et ärge võib-olla lugupidavalt öeldes minge sellesse rappa, kuhu meie siin EKRE kolleegid on läinud, kes räägivad, et kõik on reitingust kinni. Liitlassuhted sellest kindlasti kinni ei ole. Ja kui meil on spetsiifiline kinnisvara vabana, mille eest maksta, muidu maksumaksja peaks maksma iga aasta miljonit sinna, siis see on parim viis, kuidas säilitada sisejulgeolekuvõimekus. Ja ma toon mõned näited ka, ma enne Heljo Pikhofile ei jõudnudki neid tuua, sest ma rääkisin personalist, mida ta küsis. Samasuguseid näiteid on näiteks Hollandis ja Belgias. 2009-2016 rentis Holland Belgiale kuni 650 vanglakohta Tilburgi vanglas. Esialgu renditi 500, siis see suurenes kuni 650-ni. Leping oli esiti 3 aastaks võimalusega pikendada ja 2015-2018 rentis Holland 3-aastase lepinguga Norrale 242 vanglakohta Norge Haveni vanglas. Ja hiljem, vaadates Hollandi parlamendi avalikke stenogramme, kui võeti 2016 vastu justiitsministri teade selle kohta, mida te küsite, eks ju, et mis siis on, kuidas läks, et kuidas see teade vastu võeti, ei olnud mingid hõiskeid, et suur kuritegevuse allikas pandi kinni. Parlamendi erakonnad olid hoopis selgelt kahetsevad, öeldes, et leping lõpeb, sest selle tõttu läks vangla sulgemisele, koha peal kadus üle 400 töökoha. Nii et mõelge sellele enne, kui te sellised väited esitate. Aitäh! Suur tänu. Sellega sulgen esimese küsimuse ja enne kui me liigume edasi teise küsimuse juurde, on 2 küsimust istungil läbiviimise protseduuri kohta. Helmen Kütt, palun. Ja suur aitäh, austatud eesistuja. Kas te jälgisite minu küsimust, kui ma esitasin küsimuse? Ma ei ole ühtegi sõna öelnud mingisuguste liitlassuhete või mingile halvustamisel moel. Ma esitasin väga konkreetse küsimuse, aga peaminister laiendab seda ja tekitab olukorra, et küsija on kuidagi õõnestanud Eesti riigi ja Rootsi riigi suhteid. Kas teie saite küsimusest selliselt aru, et see küsimus läheks protseduuriliselt? Tänan. Aitäh. Mina sain sellest aru, et nii küsimus kui ka vastus puudutasid vanglarendi teemat ja nii kaua, kui püsitakse selles teemas, Riigikogu istungi juhatajad reeglina ei ole kunagi sekkunud. Heljo Pikhof, palun. Küsimus istungi läbiviimise protseduuri. Suur tänu, et mulle oleks ka meeldinud, kui te oleks küsimusele vastanud ja ette valmistanud tänaseks. Aga ma tahtsin öelda ühte asja ainult, et kui te siin tõite näiteid teistest riikidest, kuidas on suhtutud siis vanglarenti, siis meie puhul on erisus, et need vangid hakkavad siis Eesti õigusele alluma. Et varasemalt on allutud ikka selle riigi õigusele, kus nad on tulnud. Aitäh. Aitäh. Hea kolleeg, et ma ei saa nüüd seda kuidagi lugeda küsimuseks istungi läbiviimise protseduuri kohta, et te kasutasite võimalust vastulauseks ja see ei ole küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Et mul on ka edaspidi palve siin Riigikogu infotunnis, et palun peame sellest reeglist kinni, et me protseduurilisi küsimusi ei kasuta vastulausete esitamiseks, et ministritel seda võimalust ei ole. Teil see protseduuriline võimalus on, aga küsimus võiks olla istungi läbiviimise protseduuri kohta, mitte ei peaks see kõlama kuidagi vastulausena, et see lihtsalt ei ole korrektne meie istungi läbiviimise protseduuri suhtes. Nii, liigume edasi. Teine küsimus on samuti peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Priit Sibul ja teemaks on kergliikuritest ning nendega seotud õnnetustest laste ja kulleritega, orjatööst, platvormidest ja nende vastutusest. Priit Sibul, palun. Aitäh, austatud Riigikogu esimees, hea peaminister. Iga päev kahjuks on neid uudiseid, mida kuulda ei tahaks, eks ju. Eile, kui ma kell 5 uudiseid juhtusin kuulma, öeldi, et juhtus 3 õnnetust kergliikuritega. Möödunud esmaspäevast vaatan siin pealkiri: Tartus põrkasid kokku auto ja elektritõukeratas, rattal olnud 15-aastased viidi haiglasse, sõitsid kahekesi. Samamoodi möödunud esmaspäeval te juhtusite ka nägema, tean, et te olete aktiivne sotsiaalmeedia jälgija. Mõned nädalad tagasi siin infotunnis sellest sain aru, et päris mõne tunniga saate aru, et kes kus mida ütleb ja toimetab. Aga et möödunud nädala esmaspäeval oli samamoodi artikkel, kus siis Raes väga traagilise õnnetuse läbi teinud tütre isa
kirjeldab seda, kuidas midagi peaks tõukeratastega ette võtma. Et ta seal artiklis kirjeldatakse enne tütrega juhtunud õnnetust, nägi ta kui koeraga jalutamas käies, et kuidas suurel kiirusel ja ilma kiivrita sõitvad elektritõukerattajuhte vuhisevad mööda jalutusteed 40-50 kilomeetrit tunnis needsamad aparaadid ja mitu korda olen pidanud koera eest ära tõmbama, et talle otsa ei sõidetaks. Samas lisab ta, et keegi ei taha neid tõukerattaid ära keelata. Küsimus on lihtsalt selles, et neid osatakse õigesti kasutada ja kõikvõimalike ohutusnõuded oleksid täidetud. Minu küsimus ongi, et paljudel puhkudel, kui me vaatame nendest kergliikuritest, ei ole võimalik aru saada, et kus see vahe on mootorsõiduki ja kergliikuriga, et osadist neid tuunitakse ja nad enam mingile kergliikurile ei vasta ja kihutavad, toimetavad nii lapsed ja kullerid. Miks ma need siia ka kokku panen, on selge, et tõenäoliselt ka suveperioodil tõenäoliselt väga paljudest lastest võiks ka kulleri tööd saada teha, eks ju, et kiivri kohustust ei ole, et kas te olete arutanud seda, et arvestades neid sõidukeid, et peaks olema või milliseid meetmeid võiks veel olla, et me nendest õnnetustest rääkima ei peaks ja igahtu kuulma, aitäh. Jaa, aitäh, hea küsija. Ma arvan, et see on aktuaalne küsimus. See on igal suvel peaaegu olnud aktuaalne küsimus, et ma isegi ei mäleta, kas teie olite sellel ümarlaual, kui me olime siin majanduskomisjonis, võtsime seda arutada ja ma mäletan küll ajakirjanikke, kes omanimelises saates, mida nad täna enam ei tee, võtsid seda narride asendustegevuseks, eks ju. Et ma arvan, et see on olnud põhjendatud tegevus, nende kergliikuritega tegelemine läbi aastate ja Eesti riik on astunud ka erinevaid samme ja ma arvan, et siin ehk polegi nii palju seda poliitilist erimeelsust, vaid küsimus, et mida me täpselt siis teha saame. Õnnetuste hulk on kasvanud aja jooksul ja ma isiklikult vaatan ka üsna suure murega, kui tänaval liikudes need tõukerattad, mis on ju, tegelikult on eratõukerattad, need ei ole need rendikad, eks ju, millest me räägime, kus on noortel pandud mootorrattakiiver pähe või krossikiiver pähe ja tegelikult antakse ikkagi sellise valuga minna, et isegi autoteel oleks see arvestatav kiirusega, kui see on kõnniteel, on see päris ebamugav. Ja politsei sellega jõudumööda tegeleb, aga igal pool ta ei suuda tegeleda ja ütleme, see on ühine vastutus, see on vanemate vastutus tegelikult, mida ostetakse. See on noorte enda teadmised, mida kasutatakse ja kus kasutatakse ja kindlasti ühiskond ka tervikuna peab sellele reageerima, et seda me saame koos teha. Ja ma tean, või mitte tean, vaid meil on tulemas kohe, kas see nädal nüüd või järgmine nädal, sõltuvalt, kuidas ministeerium või taristuminister oma asjadega valmis jõuab koos justiits- ja digiministriga, tuleb valitsusse nüüd liiklusseaduse eelnõu. Selles nüüd tulevad jälle täiendavad nõuded ja selle eesmärk ongi just kergliikuritega seotud õnnetuste arvu vähendada, eriti laste seas. Sest alla 18-aastased moodustavad juba ligi kolmandiku, ehk siis umbes 30% kõigist kannatanutest. Ja põhiline selline muudatus on see, et edaspidi peab 10–15-aastasel kergliikuri juhil olema siis jalgratta või AM-kategooria juhtimisõigus, sõltumata sellest, kus ta sõidab, et inimene saab siis oskused, tunneb reegleid, teab, kuidas neile vastata ja see annab ikkagi liiklusalased teadmised. Kui sa tead, kuidas käituda, siis sa ehk vast käitud ka. Teine tuleb täiendav selline reegel rendiettevõtetele, et nende vanuse ja isikukontroll läheb tõhusamaks, et alaealised ei saaks seda teenust kasutada nõudeid erates. See tähendab seda, et ka seal tulevad muudatused teha, need läbirääkimised, toimetamised käivad ja omavalitsused saavad ka täiendavad võimalused kontrollida, kas rendiettevõtted täidavad neile pandud kohustusi. Nii et samm haaval me liigume selles suunas edasi. Ma mäletan, me oleme muutnud ju korduvalt ka liiklusseadust siingi olnuna, kus on erinevad reeglid, kui kiiresti tohib mööduda kõnniteel jalakäijast. Nüüd me hiljuti muutsime liiklusseadust, mis ütleb jalgratturist, tee pealt tuleb kaarega mööda sõita. Et me kogu aeg teeme seda süsteemi paremaks, aga ise lapsevanemana, teiegi olete lapsevanem, ma küsiks, et mis see loogika on lapsele sellise seadme ostmisel? Kuidas see lõppeda saab? Aitäh! Aitäh! Ja Priit Sibul, teil on täpsustav küsimus, palun. Aitäh! Nii kui te õigesti ütlesite, et üks on see, mis on laste ja vanemate
otsus ja võimalused nendel teemadel rääkida ja milliseid riikureid osta. Teine osa minu küsimusest on seotud platvormidega, eks ju, et kuivõrd see on võimalus, kus inimestele paljud teenused on tulnud lähemale ja muutunud mugavamaks, aga toonud meile ühtlasi ka suure hulga probleeme, nii nagu me siin ühest enne kirjeldasime. Teiseks on sellega seotud ebaseaduslikud rattalood, kus tegeldakse rataste tuunimistega, eks ju, et Bolti mingi allhankijad vahendavad autosid, kus sa pead sularahas renti käima maksmas, eks ju. Keeleprobleemid on siis siin möödunud nädalal kirjeldati orjatööst, kus sisuliselt, eks ju, kullerid mõisteti süüdi Oleg Krõštale orjapidamises, eks ju, kus ta lihtsalt paari kullerit teostasid. Mitte keegi ei suuda jälgida, kui palju need inimesed tööd teevad, mis alustel nad teevad ja milliseks nende tööpäevad kujunevad, eks ju. Nii nagu me rääkisime, et see, et kuidas nad neid erinevaid vahendeid kasutavad. Et mul ongi küsimus ka, et kui me vaatame, siis nii Soomes kui Suurbritannias on jõutud, meie oleme pidanud neid justkui ettevõtjateks, eks ju, aga järjest rohkem Soome, Suurbritannia on jõudnud väga selgelt selleni, et tegemist on töösuhtega. Et minu küsimus ongi see, et kui me arutatakse seda uut eelnõud, mis on kooskõlastusringil, et mis see arusaam seal teil kujunemas on, et on siis tegemist ettevõtjatega või tegelikult ikkagi platvormi töötajatega? Aitäh. Jaa, siin oli kaks poolt selles küsimuses. Üks oli see, millest me enne rääkisime, ehk need kergliikurid. Et selle teema puudutamiseks ma lihtsalt ütlen, et ma ise ka küsiks endalt lapsevanemana, et kuhu need võimsamad kergliikurid, kuhu me need ostame siis? Kuhu, kellele? Et kui neil on võimalik maha võtta see piirang, et sa ostad lapsele midagi sellist ja siis sa arvad, et ta ei kasuta või ei proovi seda järgi. Miks? Relvi me ometi neile ei telli. Et samamoodi võiks tegelikult igaüks endalt küsida, on ta siis parajasti konservatiiv-liberaal, et kui lastele sellised vahendid ostetakse, küll neid siis ka kasutatakse, küll need järgi proovitakse, eks. Et seetõttu ma ootan huviga, ma saan aru, et on ilmselt kohtuvaidlusi käimas ka selliste kergliikurite konfiskeerimise teemal. Ma südamest loodan, et need ka lõppevad sellisel viisil. Või kui ei lõppe, et need konfiskeeritakse, et siis me saame astuda samme ka siin seadusandja poolel, et politsei saaks võimaluse ikkagi neid hoiule võtta, need samad seadmed, sest tegelikult nad ohustavad teisi inimesi, ohustavad neid sõitjaid, miks me toodame, miks me laseme Eestis neid selle ringelda. Nii et see on kindlasti üks teema. Teine platvormi osa, et platvormide puhul, nagu ma mainisin, et neile tulevad täiendavad kohustused ja ütleme sellised suured rendiplatvormid, kui neist rääkida kergliikuritega seoses, neil on juba hulk reegleid ja nemad üldiselt järgivad neid päris korralikult, sest neil on, ütleme, ka teatud kohtades on kiirusepiirangud. Nüüd me astume jälle samme liiklusseaduses, et oleks isikud paremini tuvastatud. Nende puhul üldiselt sellist momenti, nagu me tihti või aeg-ajalt tänavatel näeme, eks ju, et keegi paneb 340-ga, eks ju, kiiver peas, see ei ole renditõuks, vaid need tegelikult on ikkagi need eratõuksid, eks ju, millel on siis piiraja maha võetud, mida tegelikult ei tohiks olla. Nüüd platvormitöö direktiiv, millele te ilmselt viitasite lõpus oma küsimuses, et MKM on saatnud selle aasta kevadel kooskõlastusringile platvormitöö seaduse ja see seadus siis üldiselt peaks parandama, tegema selgeks platvormide kaudu töötavate inimeste olukorda ja nende töökorraldus muuta läbipaistvamaks. Et seal on erinevad reeglid selle kohta, et need otsused, et oleks aru saada, kuidas neid kontosid piiratakse, kuidas neid kontosid suletakse, kus me sealt kaudu tööd teed ja väga palju muid asju. Ja ka see õigus teada, kuidas sind puudutavad otsused selle platvormi töö peal sünnivad. Ja selle uue reeglistikuga direktiiviga ma saan aru, et Euroopa eesmärk on ikkagi jõuda selleni ja Eestis jõuda ka selleni, et oleks ümber pööratud tõendamiskohustus, ehk siis selle töösuhte määratlemisel peab siis platvorm kohtus või mingil töövaidluse puhul selgitama seda, mis see tähendab, et milline see töösuhe siis oli, et kas see oli siis platvormi töö, nagu küsitud, või oli see juba lepinguline suhe. Nii et see kindlasti muudab ka inimestele seda töösuhet kaitstumaks, paremini arusaadavamaks
Ja ma saan aru, et platvormid vähemalt ajakirjanduslike kommentaaride põhjal, nii palju kui mina olen näinud, arvavad, et see on ka neile vastuvõetav, et see ei ole kuidagi midagi liigset ega ülemäärast. Nii et kui küsida, kas on mõlemat võimalikud, on ikka. Teie aeg. Ma võin pärast jätkata. Aitäh. Aitäh. Ja jätkata saame lisaküsimuse raames, mille esitab kolleeg Tõnis Lukas. Palun. Aitäh, austatud juhataja. Lugupeetud peaminister, tööd pakkuvate platvormide vastutusest oli just juttu. Meil on pooleli arutelu selle üle, kas platvormide tööpakkuja vastutab ka selle eest, et näiteks siin keeleruumis eesti keelt oskaksid kõik need töötajad, kes tema kaudu oma teenuseid pakuvad. Kas tegemist on, kui taksoroolis istub platvormi töötaja, kas ta on taksojuht või ta on infoühiskonna töötaja, kes ei allu taksojuhile pandud nõuetele, keelenõuetele. 4 aastat tagasi Haridus- ja Teadusministeerium esitas keeleseaduse eelnõu, kus ka platvormi töö keelenõudeid täpsustati, kaasa arvatud seati need platvormi tööd tegevatele taksojuhtidele, siis ei olnud Reformierakond nõus just selle osaga sellest keeleseadusest, keeleseadus jäi seisma. Nüüd uus Riigikogu on juba 3,5 aastat varsti tegelemas keeleseadusega, kus samamoodi on vaidlus selle üle, kas taksojuhid peaksid siis oskama eesti keelt või mitte, kas platvormi töötajad peaksid oskama kullerteenust pakkudes eesti keelt või mitte. Isamaa eelnõu on olnud, et nad peaksid seda oskama, sellepärast et sellest sõltub ka sõitjate või siis üldse teenuse tarbijate turvalisus. Ja kõigepealt see keeleseadus ei ole jõudnud teisele lugemiselegi veel, see on kogu aeg seisab millegi taga ja keeleoskamatuid juhte on roolis, isegi illegaale on roolis, see asi on korrast ära. Millal siis keelenõuded hakkavad platvormi töötajate suhtes ja taksojuhtide suhtes kehtima? Aitäh. Jah, aitäh. No, seda debatti ma mäletan, te vist olete väga pikalt pidanud siin, et toidukuller, kes teile toitu toob, peaks keelt oskama. Mina saan aru, et te võib-olla veidi murrate lahtist ust, sest platvormid ise on ka huvitatud, et ütleme sellist keeleoskus oleks olemas. Vist, ma ei tea, suuremat Bolt ja näiteks on juba aastaid sellega vaeva näinud. Ja nad on käivitanud ka erinevaid koolitusi selleks, et eesti keele õppeprogramm oleks partnerijuhtidele kättesaadav. Seal on keeletest, kohustuslik keelekursus, kursuse peavad läbima, muidu nad ei saa platvormil teenust osutada. Nii et elu ise on juba selle kõik viinud, nii et võite ennast selle innustajaks pidada, kui soovite, ja ma arvan, kordalugenuks päeva saame mõlemad ilmselt. Aga mis puudutab et ega siis nende kaasaegsetel platvormidel, mina vist olen varem rohkem kasutanud, ma tundub neid kui teie, on ka näiteks inimesi, kellel on kuulmispuue, kes ütlevad, panevadki kirja, ütlevad, et nendega vestelda ei saa ja nad viivad su ikka kohale ja teevad kõik ära, nii et selles mõttes suhtlus saab alati peetud, eriti elektrooniliste platvormide puhul. Nii et ma saan aru, et nähakse vaeva keeleoskusega ja vahel saab ka ilma omavahelise suhtluseta kenasti kohale. Aitäh. Suur tänu. Sellega lõpetame teise küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. 3. küsimus on välisminister Margus Tsahknale. Küsib Riigikogu liige Vadim Belobrovtsev ja teemaks on Eesti suursaadikud. Vadim Belobrovtsev, palun. Ja aitäh, lugupeetud minister. Eelmise aasta lõpus pärast Eesti Vabariigi presidendi Alar Karise visiiti Kasahstani kutsuti Eesti suursaadik Kasahstanis Jaap Ora välisministeeriumisse. Järgmisena sai üldsus teada, et suursaadik on omal soovil ametist lahkunud ja rohkem ministeeriumis ei tööta. Ministeeriumi kommentaarid olid hästi üldsõnalised ja napid. Hiljem andis suursaadik pikema intervjuu, kus andis mõista, et tegelikult polnud tal mingit kavatsust ametist lahkuda ja tegu oli ikkagi ministeeriumi esindajate ideega. Veebruarikuus küsisin ma teie käest siin saalis, mis selle loo taga peitub ja milles siis suursaadik teie arvates süüdi oli, et temast oli vaja põhimõtteliselt päevapealt lahti saada. Lisaks teatud loosunglikele lausetele tuli teie poolt vaid selline väide. Vestluses suursaadikuga otsustas suursaadik segaduste vältimiseks tagasi astuda.
Rohkem ei midagi. Hiljuti saime aga teada, et selle aasta alguses pöördus Jaap Ora kohtu poole seisukohaga, et tema ametist vabastamine ei olnud õiguspärane. Ora sõnad: kui läksin kantsleri juurde kohtumisele, oli seal juures minu üllatuseks ka personaliosakonna peadirektor koos ettevalmistatud lahkumisavaldusega. Lahkumisavalduse allkiri on küll minu, kuid selle tekst ega ka tahtlus ei ole minu poolt. Pidin ise lahkuma ametist nii, et seda kajastati minu otsusena, kuigi ma isegi tänaseni ei tea, mille eest mind täpselt vastutavaks loeti. Mulle esitatud valikute hulgas ei olnud ametisse jäämist. Nii küsingi teie käest, kas jääte oma sõnadele juurde, mille järgi järsku otsustas suursaadik Jaap Ora ise omal soovil oma muljet avaldavat diplomaatilist karjääri päevapealt lõpetada ja andis teile sellest teada? Või juhtus tegelikult see, et lugupeetud diplomaat survestati ministeeriumi juhtkonna ehk teie ja kantsleri poolt ja põhimõtteliselt sunniti lahkuma tema tegeliku tahtmise vastu? Või valetab hoopis tema ja teie räägite tõtt? Aitäh! Aitäh! Jaap Ora on kogenud suursaadik ja diplomaat ja Jaap Ora teenistussuhe Välisministeeriumiga lõppes 1. jaanuaril 2026. aastal. Ja Jaap Ora esitas 5. detsembril enda ennetähtaegselt välislähetusest tagasikutsumiseks avalduse ja teenistusest vabastamisest siis alates 1. jaanuarist 2026. Nüüd vastab tõele see, et Jaap Ora kutsuti Tallinnasse ja vastab ka tõele, avalikest allikastest võite seda lugeda, et olid ka segadused, mis puudutab Eesti välispoliitilise joone esindamist ja selles mõttes Eesti Välisministeeriumi välisteenistus on väga konkreetne, eriti mis puudutab meie positsioone Venemaa agressioonisõjas Ukraina vastu, mis puudutab neid põhimõtteid. Nüüd tõsi on see, et Jaap Ora kirjutas selle avalduse, ta on ise ka öelnud, et ta on sellele avalduse alla kirjutanud ja vastavalt seadusele siis need protsessid läksid ka edasi, nii et Vabariigi Valitsus tegi oma otsused ja ka siis 13. mail saabus ka Kasahstanist agrement suursaadiku ehk siis uue suursaadiku kandidaadile Marje Luubile, mis oli siis 5. märtsil 2026. aastal otsustatud Vabariigi Valitsuse poolt esitada uueks suursaadikuks Kasahstani ja 20. mail siis 2026. aastal otsusega number 717 nimetas Vabariigi president ka Marje Luubi Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Kasahstani Vabariigis. Nii et selles mõttes on kõik toimunud nii, nagu Eesti seadused ette näevad. Mis puudutab nüüd Jaap Ora kohtuvaidlust, siis kuna kohtuvaidlus käib, siis ma siin kindlasti ühtegi detaili minna ei saa, sest et igal inimesel on õigus kohtusse oma õiguste kaitsmiseks pöörduda ja eks siis kohus otsustab. Aga oma soov on meile esitatud, allkiri on esitatud ja soovi tuleb täita. Aitäh! Aitäh! Vadim Belobrovtsev, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja aitäh! No jällegi, ma arvan, et te ise saate aru, et kui te lihtsalt loetlete mingisugused dokumendid, kuidas nad siis kronoloogilises korras olid valmistatud ja ellu viidud ja põhimõtteliselt ei maini seda, mis nende taga on, siis ei näe see eriti hea välja, sest erinevalt teist või ministeeriumist Jaap Ora läheb väga detailseks, et rääkis ta näiteks oma intervjuus järgmist. Minu kohtumisel Välisministeeriumis, kuhu mind välja kutsuti 4. detsembril, oli jutt lühike. President olevat eksinud Eesti välispoliitilise joone vastu, kogu linn rääkivad sellest. Mina pean võtma vastutuse ja tagasi astuma konkreetselt sõnastatult, kuna presidenti vallandada ei saa, siis tuleb vallandada mind. Minu pakkumise tutvustada oma versiooni sellest, mis visiidil toimus, lükkas kantsler tagasi. Selleks ajaks ei olnud veel ilmunud Eesti Ekspressi artikkel visiidist. Mulle anti tagasi astumiseks tihe graafik, avaldus hiljemalt järgmisel päeval, lahkumine hiljemalt 1. jaanuaril. Ja mulle oli selge, et see on osa meediaplaanist. Ajalehe artikkel pidi juba sisaldama uudist minu tagasiastumisest. Seega ei paistnud oluline olevat asjade tegelik käik, vaid nende kajastus meedias. Nii et see on tegelikult päris ränk süüdistus, ma ütleks niimoodi.
Ja tahakski ikkagi aru saada, et kas teie arvates on selline Välisministeeriumi juhtkonna käitumine korrektne, vastutustundlik, kooskõlas meie ühiskonna arusaamaga sellest, et kuidas peab üks meie võtmeministeeriumitest tegutsema Eesti riigi ja rahva heaks? Aitäh! Te nüüd lugesite ette Jaap Pora väljaütlemised. Need on Jaap Pora vastutusel välja öeldud asjad ja ta on ise pöördunud ka kohtu poole. Ma arvan, et kohus Eesti Vabariigis väga erapooletult kaalub kõiki asjaolusid ja selgitab välja ka selle tõe. Mina räägin sellest, millest lähtub Eesti välisteenistus. Eesti välisteenistus lähtub sellest poliitikast, mis on vastu võetud siin Riigikogu saalis, mis on välja töötatud Vabariigi Valitsuse poolt, mis on läbi arutatud väga paljudes erinevates kooslustes. Ja kui meie ettevalmistatud visiidid toimuvad, siis välisteenistuse ülesanne on ka järgida seda, et vähemalt meie enda välisteenistujad, meie diplomaadid järgivad neid suuniseid, mis on antud koostöös demokraatlike protsessidega, kuidasmoodi ja mis teemadel ja milliste seisukohtadega Eesti välispoliitikat esindada. See on see töö, mille eest makstakse ka mulle näiteks palka maksumaksja poolt. Ja siin mina välisministrina ei kavatse kuidagimoodi hakata kuidagimoodi kõrvale kalduma. Nii et see on see taust. Nüüd, mis puudutab konkreetset ametist vabastamist, õigemini suursaadiku tagasi kutsumist, siis see toimus Jaap Pora enda tahteavalduse tulemusena. Ja niimoodi sellepärast ma ette lugesingi, et kuidasmoodi kõik protsessid on käinud, et oleks kõigile selge, kuidasmoodi Eesti Vabariigi välisteenistus töötab, kuidas Eesti Vabariik toimib ja selle jaoks on olemas seadused, mida ka välisteenistus väga täpselt järgib. Aitäh! Aitäh! Ja täpsustava küsimuse esitab Peeter Ernits, palun. Hea juhataja, auväärt minister. Kas teil on plaan Välisministeeriumi kantsler ametist vabastada? Ja põhjusi on nagu mitmeid. Esiteks, Välisministeeriumi kantsler ja teie juhitav ministeerium on pannud Vabariigi presidendile proovinud panna sõnu suhu ja kui too ei ole seda käsule allunud, siis korraldati tema vastasel laimukampaania ja selle tulemusena vabastati või sunniti vabastama ka suursaadiku. Ja teiseks, teie juhitaval ministeeriumil tuleb õige pea need kohtukulud kinni maksta. Kas teil on plaanis kantsler Vseviov ametist vabastada või on teil plaan hoopis teda lükata Vabariigi presidendiks? Aitäh! Aitäh! Väga palju häid küsimusi. Vabariigi presidenti valib Riigikogu ja kui te sellega hakkama ei saa, siis valite te seda järjekordselt valijameeste kogus koos omavalitsuste esindajatega. Nii et kui on soov näiteks tänane Eesti Vabariigi välisministeeriumi kantsler valida Eesti Vabariigi presidendiks, siis see on küsija kätes, mitte minu kätes. Nüüd, mis puudutab neid igasuguseid väiteid, siis tuletan meelde, et kantsleri ülesanne on juhtida ja koordineerida ministeeriumi tööd, mitte ainult välisministeeriumis, vaid igal pool mujal ka. Ja samamoodi on ministri ülesanne viia ellu seda välispoliitikat, mis Eesti Vabariigi valitsus koos Riigikogu, presidendi erinevate institutsioonidega on välja töötanud. Ja see on see töö. Ja meie jaoks on väga tähtis eelkõige jälgida neid meie riigi eksistentsiaalseid välispoliitikat, mis tagab meie vabaduse, iseseisvuse, mis hakkab sellest pihta, et meie agressiivne naaber Venemaa peab lõpetama oma agressioonisõda, sõja Ukraina vastu, et me toetame surve panemist Venemaa peale, Ukraina toetamist. Need on need teemad, millest Eesti inimesed saavad väga hästi aru. Ja see ei ole mitte mingisugune väike aktsent kuskil, et kuidas keegi võib midagi öelda, vaid see on tegelikult see, mis tagab Euroopa vabaduse, mis sõnastab meie tuleviku, mis tagab meie julgeoleku ja see nendes küsimustes tõesti välisteenistus on väga selge ja konkreetne. Nii et kui küsida, et kas mul on plaan näiteks Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov ametist vabastada, siis ma ütlen vastupidi. Vabariigi valitsus on minu ettepanekul kinnitanud, et ta jätkab ka järgmisel ametiajal, sest et ma arvan, et ta on teinud väga head tööd. Suur tänu! Aitäh! Ja sellega lõpetame tänase kolmanda küsimuse käsitlemise.
Liigume edasi. Tänane 4. küsimus on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Martin Helme ja teemaks on riigikaitserahad. Martin Helme, palun. Aitäh. Meil oli esmaspäeval kaitseminister Pevkur siin ja pidi vastama arupärimisele korruptsiooni, hõngu ja segaduste ja raiskamise kohta kaitsevaldkonnas. Ja ausalt öeldes tuleb öelda, et mu meelest tegi asja hullemaks oma vastustega. Üks asi on see, et ta suutis siin välja kanda kõige klassikalisema reformierakondliku ülbuse ja nahaalsuse ja tuima panemise, aga ega ka konkreetsetele näidetele või konkreetsetele etteheidetele tal midagi muud öelda ei olnud, et juriidiliselt on kõik korrektne. Me kõik teame, et Reformierakonna DNA on selline, kuidas me siis nüüd ütleme, võõras raha meeldib hirmsasti. Alustatite omal ajal Webfondiga erakond, eks ole, siis tuli teil 10 miljoni dollari afäär, kõik me mäletame veel R-hooldust ja ämma kapist leitud kilekoti raha või 4 sidrunit Tallinna Sadamas või värskemast ajast haridusministeeriumi koroonatesti hange, et see ütleme niimoodi, et tundub, et Eesti avalikkusele ei üllata, kui Reformierakond jälle korruptsioonihõngulist, aga juriidiliselt on kõik korrektne asja korda. Nüüd on juhtunud niimoodi, et te olete riigikaitsekulud kasvatanud siin pööraselt viimastel aastatel. Ikkagi vaja on 5% või lausa 5,4% ja sellega koos käib kaasas tohutu skandaalide rida. Riigikontrolli aktist me oleme siin korduvalt rääkinud teiega ka. Aga siin hiljutine Arka Defense lugu või siis see, kuidas üks endine RKIK-i tegelane Ermal Bergman tegi riiulifirma ja võitis kohe 42 miljonit eurot hoolduseks ja siis on Frankenberg Technology, kus on meil salmid, palmid, heremid, kõik töötavad, võtavad riigihankeid vastu. Ma küsin niimoodi, et kas teie peaministrina ei pea vajalikuks sekkuda sellesse, et nii lõdvalt endised riigikaitse valdkonnas töötanud kõrged ametnikud ja ohvitserid lähevad erasektorisse ja kohe hakkavad saama 10 miljoneid hankeid ja ilma, et meil midagi selle eest tegelikult vastu oleks saadud. Aitäh. Härra peaminister, palun. Jah, aitäh. Kõigepealt need sellised hoiakud ja väited, ma saan aru, et te justkui üritate kuidagi kaitsevaldkonna tublisid inimesi ja kaitsevaldkonna pingutusi vähendada, pisendada, et mina seda teie asemel ei teeks. Ja ma õigupoolest ei saagi aru, miks te seda teete. Te teete seda üsna andunult, et aastate vältel mäletan ma, kuidas teil on üks tüli teise otsa kaitsevaldkonnaga ja siis te süüdistate kõiki kõiges. Aga ärge süüdistage, pigem öelge aitäh nendele inimestele, kes Eesti riigi kaitsmisega tegelevad, ükskõik mis teenistuses, ükskõik mis rollis, kas nad on avalikus sektoris, erasektoris, vaeva näevad ja toetage neid. See on oluline. Ja julgeoleku valdkonnas me võiksime ikkagi olla sellises riigina, eriti teades, et meil on piir Venemaaga, mida Putin endast kujutab, mida Venemaa endast kujutab, mida ta teeb 5. aastat Ukrainas ja igal pool maailmas. Et võiksime olla ikkagi erakondadena ka veidi ühtsemad ja mitte teha maha oma riigikaitset. Seda esiteks. Teiseks, kaitsevaldkonna erinevate inimeste liikumisest kaitsetööstusesse. See on, ütleme, Eestis minu meelest üsna loomulik, sest tavaliselt on ikkagi nii, et riik on väike, inimesed, kes mingis valdkonnas ekspertsuses omandavad, lähevad selles valdkonnas toimetama, on nad siis kas Euroopa tasandil, on nad Eesti tasandil. Et iseenesest selles nüüd ka midagi sellist ennenägematut ei ole, mida kuskil mujal ei toimu. Oluline on selliseid töökoha vahetusi ja sektori vahetusi silmas pidades või tehes silmas pidada seda, et ühes ei tehta teise jaoks soodsamat platvormi ja soodsamat otsust. Ja ütleme nii, et vaadates Eesti erinevaid ettevõtjaid, kes on varasema kaitsevaldkonna taustaga, tegemist on ju inimestega, kes on aastate vältel panustanud Eesti riigi kaitsmisesse ühes, teises või kolmandas rollis ja püüavad seda teha paremaks. Sest ütleme, kui me lähme veidi ajas tagasi ja miks see võib-olla Eestis ongi selline natukene ootamatu käsitlus, on see, et ütleme 10 aastat tagasi võib-olla Euroopaski polnud sellist hoiakut, et kaitsetööstus on kaitsevõime osa.
Aga kaitsetööstus on kaitsevõime osa. Nüüd on ühtäkki Ukraina kogemusest tulenevalt väga paljud aru saanud. Minu valitsuses on väga tihe koostöö kaitsetööstusvaldkonna ettevõtjatega. Käisin just nende liidu üldkogul eile ja soovisin neile päritult purjedesse lauluvasti südamesse, et me kindlasti teeme kõik, et Eesti kaitsetööstusettevõtted kasvaks suuremaks ja ma arvan, et see on mõistlik. Ükskõik, kes nad seal on, kas varasema taustaga kaitseväest või erasektorist tulnuna või avalikust sektorist, see panus tegelikult loeb, et Eesti inimesed saaksid ennast turvaliselt tunda. Aitäh! Aitäh! Ja Martin Helme, teil on täpsustav küsimus, palun. No vot, selle Eesti inimeste turvalise tundmise ja panustamise probleem meil ongi, et ei ole vaja teha mulle etteheidet, et mina kuidagi vähendan mainet või kaitsevaldkonna tublisid inimesi maha teen, et minu meelest Pevkur ja Michal teevad selle töö ära minu eest. Mul ei ole vaja mitte midagi siin vähendada, et kui teil ei jätku nii palju oidu, et endine Kaitseväe juhataja, endine Kaitseministeeriumi kantsler, endine Kaitseväe juhataja asetäitja ei tohi minna kaitsetööstusesse ja seal kohe hakata saama suuri tellimusi riigilt, et see haiseb, et see on korruptsioon, et see ei tugevda Eesti riigikaitse, et see halvendab Eesti riigikaitse tegelikku toimimist ja ka mainet. Et kui te sellest aru ei saa, vaid siin vastu rinda taote, siis on tegelikult probleem üldse mitte minus, vaid ikka Reformierakonna mentaliteedis, aga ma ilmaasjata ei lugenud ette siin VEB-fonde ja R-hoolduseid. Et see on teie mõtteviis ja nagu näha on, ka kui te riigikaitse miljardeid jagate, siis see mõtteviis on ikka täpselt sama. Kõik on kõige paremas korras, juriidiliselt on kõik korrektne, raha ju liigub, inimesed liiguvad, kõik on õnnelikud, kuidas see oli, laululust ja pärituul, jah. Aga see on kõigi meie raha. Võt mina ei ole nõus sellega, et üleskutsega, et oleme siin ühtsemad kõik selles küsimuses, sest et te sisuliselt ju kutsute üles Riigikogu ja veel opositsioonierakonda ühtsel moel toetama raha raiskamist, ebaotstarbekohast kulutamist, korruptsiooni, süsteemset ja institutsionaliseeritud, mis siis, et juriidiliselt korrektselt võib-olla, ehk ma ei ole ka selles kindel, et ta on juriidiliselt korrektne. Korruptsiooni, ma ei ole nõus teiega koos korruptsiooni siin kinni mätsima. See vastupidi, mina tahaksin, et te ka koos minuga korruptsiooni hukka mõistaksite, aga nii kaugele ei jõua. Mis puudutab nende inimeste kompetentsusesse, siis jaa, meil on põhimõtteline eriarvamus Heremi kompetentsuses. Ta tagus rusikaga vastu lauda ja endale vastu rinda 2020. aasta lõpus ja teatas, et Eestile õhutõrjet vaja ei ole, temale õhutõrjet vaja ei ole. See inimene ei ole kompetentne. Ainus, mida ta oskab, on koos Palmi ja Heremiga teha firmasid, et riigi raha võtta, kui ta läheb pärast siis erasektorisse. Ma küsiks uuesti, et kas te ikka ei arva, et peaks midagi ette võtma, et asi ka paistaks hea välja, mitte lihtsalt juriidiliselt korrektne ei oleks? Aitäh, härra peaminister, palun. Jah, aitäh, hea küsija. Kui te küsite või kutsute mind üles ühtlusele võitlemas korruptsiooni vastu, siis selles me oleme 100% ühel nõul. Eesti on oma saatuse kaaslastest korruptsiooni tajumise indeksis palju paremas kohas ja seda põhjusel sellega on aastate vältel põhjalikult tegeletud. Eesti reeglid on läbipaistvad, süsteemid toimivad kenasti. Seda esiteks. Teiseks, vaadake, ma endiselt võtan selgitada seda ja ma ei pea tingimata olema Martin Heremi advokaat, aga antud kaasuses ma parem olen Martin Heremi advokaat kui midagi muud, sest ütleme, minul näiteks ei ole jälle kahtlusi tema kompetentsuses, et ma ei tea tingimata, kas minu maailmavaade temaga kattub, võib-olla temagi on konservatiiv, võib-olla mitte, aga minu meelest on tubli, pühendunud inimene, kes muretses Eesti kaitsmise pärast, tegi seda südamega nii avalikult kui omavahel. Ja selline peabki olema Kaitseväe juhataja ja mis iganes rollis. Ja kui nüüd kaitsetööstust on vaja, miks meil kaitsetööstust vaja on, sellepärast, et kui midagi juhtub, siis kohapealne tootmine on väga vajalik. 10 aastat tagasi oli suhtumine selline, et kaitsetööstus on midagi kauget, ostame selle moona, kõik see tuleb, vaatame, kuidas läheb, maailm on lahti. Olukord on muutunud, eriti Ukrainas toimuva valguses on väga näha, et sa vajad kohapealset tööstust, sa vajad neid naisi ja mehi, kes oskavad teatud asju teha. Olgu see siis kaitseväele varustusest, olgu see energeetikas, olgu see moona tootmisest, relvade tootmisest, droonide kohaldamisest, elektroonilisest luurest, kõike. Sul on vaja seda koha peal. Nii et seetõttu pigem tuleb endalt küsida, et kui inimesed lähevad kaitseväest ära, kuhu nad siis lähevad. Kõik Riigikokku ei saa tulla, osad on tulnud. Kõik Europarlamenti ei saa minna, osad on sinna läinud. Kõik ei saa olla sellise eraettevõtete müügiesindajad, kuhu ka on inimesi läinud. Osad lähevadki tööle kaitsetööstust arendama ja minu meelest see ongi mõistlik.
Ja Eesti sellest ei kaota midagi, kui meil on moodne kaitsetööstus ja inimesed on tublid ja toimetavad kaasa. Ja nagu varemgi nendes erinevates väidetes ma olen täheldanud teatavat tendentslikkust, ma südamest kahtlen, et Martin Herem oleks võidelnud õhukaitse vastu, et see ei kõla väga usutavalt, et kõik see nii-öelda, ütleme, sellised väited on jah. Aga veel kord, et kui on reegleid vaja täpsustada, mis puudutab ühest sektorist teise üleminekut, selle vastu ma kuidagi ei ole, siis need reeglid tuleb seadusandja tasemel teha ja öelda, et need reeglid on sellised. Jahtumisperiood teatud ametikohalt edasiminekuks on selline. Nagu meil on näiteks kaitsepolitsei ametijuht, kes saab teatud palka säilitada seda sõltumatus, sama ka kaitseväe juhataja paljude teistega. Nii et sellised reeglid me oleme ette näinud ja erasektoris on samamoodi reeglid olemas. Nii et see siis tuleb enne kokku leppida. Aitäh! Aitäh! Ja lisaküsimuse esitab Mart Helme, palun. Aitäh! Kristen Michalit ei olnud ruumis, kui Martin Herem teatas, et tal ei ole õhutõrjet vaja. Ma olin ruumis, mina olin ruumis, nii et need ei ole mingisugused laest võitud väited. Meie tahtsime õhutõrjet juba aastal 2020, sest oli selge, et me olime näinud juba Vene agressiooni ka Gruusias ja oli selge, et Eestil seda relvaliiki või seda tõrjeliiki on väga vaja ja tema teatas, et tal ei ole seda vaja. Olin ise ruumis, nii et see ei ole laest võetud väide. Nüüd väide selle kohta, et see on normaalne, et nad lähevad kaitsetööstusse ja et kaitsetööstust on iga riigil vaja. Muidugi on vaja. Ainult, et ma mäletan seda, kuidas meil oli kaitsetööstus 90. aastatel, Arsenali nimeline kaitsetööstus, rajatud juba esimese Eesti Vabariigi ajal ja see likvideeriti. Ja minu meelest oli tol korral valitsuses Reformierakond ja Isamaa, kes selle kaitsetööstuse likvideerisid. Tootsid väga huvitavaid asju, miine, laskemoona, miinipildujaid, põnevaid asju tootsid, aga see likvideeriti, et meil ei ole vaja. Jällegi oli, et meil ei ole vaja, meil ei ole sellega teha midagi. Nii et kaitsetööstust on vaja ja ettenägemisvõimet on ka vaja. Nüüd minu küsimus puudutab aga ikkagi seda rahakasutust. Rahakasutus on selline, et meil sõlmiti mingisuguse 400 miljoni eest raamleping riiulifirmaga. Meil on Frankenberg, kellel on vist 7 või 8 miljonit praegu eraldatud ja kelle puhul on siis leping minu andmetel selline, et riik sisuliselt ehitab selle eraettevõtte tehase üles ja hakkab siis selle eraettevõtte käest ostma toodangut. Et see on ju puhas korruptsioon, kulla sõbrad, kui te sellest aru ei saa. See võib küll väga läbipaistev olla. Nagu te ütlete, et meie korruptsiooniindeks näitab, et me oleme väga läbipaistev riik. Olemegi, täiesti läbipaistev korruptsioon. Riik, mul oleks tore, kui ma teen firma ja riik maksab mulle selle firma tegemiseks kõik kulud kinni ja siis hakkab minu teenust ostma. Suurepärane, midagi paremat ei oska tahta. Aga oskate te mulle seletada, missugused on garantiid, et sealt tõepoolest hakkab tulema ka Eesti riigile vajalikku toodangut, mitte toodangut, mida hakatakse müüma välisriikidesse. Eesti riigi poolt üles ehitatud rahadega hakatakse müüma välisriikidesse. Aitäh! Aitäh! Härra peaminister, palun. Jaa, aitäh, hea küsija. Et mõned sellised fakti kirjeldused emotsionaalsetele väidetele vastuseks on võib-olla lihtsam. Kõigepealt korruptsiooni tajumisindeks on see, millega mõõdetakse riikide asetumist, kuidas nendes riikides asjad aususega on. Seda teeb Transparency International ja kui ma vaatan aastate vältel, siis Eesti asukoht selles edetabelis on järjest tõusnud, kui 2018-2019 me olime umbes 18. kohal, ka ikkagi kõrgel kohal. Siis viimastel aastatel, 24. aastal olime juba 13. ja 25. aastal 12. kohal. Nii et kui vaadata näiteks Leedut ja Lätit, nemad on tagapool. Nii et Eesti on hoolimata sellest, kuidas te soovite väidet esitada korruptsiooni ja sellise läbipaistvuse mõttes maailma tippriikide hulgas. Et see on oluline esiteks. Me ei tee oma riiki maha. Teiseks, kui te küsite nüüd selle sama õhuründemoona raamlepingu kohta, siis ma olen kindel, et kaitseminister või kaitseministeeriumi inimesed suudavad seda ka täiendavalt selgitada. Tegemist on riigihangete registris avaldatud kaitsejulgeoleku
julgeoleku valdkonna piiratud hankemenetlusega, kus kõigile tingimustele vastavatel ettevõtetel oli võimalik osaleda. Teabepäev oli ja hankes osales 131 ettevõtet, raamlepingusse kvalifitseerus 60. Nii et kui te nüüd tahate öelda, et see on kuidagi nurgatagune asi ja piiratud ring, siis kui hankes osaleb 131 ettevõtet ja raamlepingusse kvalifitseerub 60, siis Eesti mõistes on tegemist väga suure numbriga. Ja raamleping ei tähenda automaatselt 400 miljoni euro ulatuses ostude tegemist ega rahaliste kohustuste tekkimist, vaid raamleping määrab üldised tingimused tulevaste hangete läbiviimiseks. Ja konkreetsed ostud toimuvad siis minikonkursside või tellimuste kaudu. No vot, ja kui te nüüd küsisite Eesti ettevõtjate kohta, näiteks Frankenburgi kohta, siis kas nad müüvad ainult Eestisse? Ma ei usu, et tuleb päev, kus Eestis tootev ettevõte ainult Eestisse oma toodangut müüb. Eesti turg ei ole nii suur. Ja ma arvan, et see vastupidi on hea, kui Eesti ettevõtjad suudavad eksportida, suudavad rajada oma tootmisi ka mujale maailma ja müüa oma toodangut ka väljapoole. Sest kas te kujutate ette, et Tavi Madriberg oleks rajanud Skeletoni ainult Eesti turu jaoks ja siis me oleksime rääkinud suurest arendusest ja öelnud, et suurepärane Skeleton ainult Eestis tegutseb. Ei ole. See on väga hea, et nad suudavad maailmas tegutseda, samamoodi on Frankenburgiga ja kui seal on koos rahvusvaheline seltskond, kes suudab toota, nagu nende plaan on, oluliselt odavamat õhukaitsevõimet erinevatele riikidele, kes seda vajavad, muuhulgas ka Eestile, siis on tegemist väga hea ettevõtmisega. Eestile see kindlasti on kasulik. Aitäh! Aitäh! Sellega lõpetame tänase 4. küsimuse käsitlemise. Ja liigume edasi. 5. küsimus on samuti peaminister Kristen Michalile, küsib Riigikogu liige Anti Allas ja teemaks on loomade heaolu. Anti Allas, palun. Aitäh, hea esimees, väga austatud peaminister. Et kõigepealt mõned väited küsimuse ette. Et küsitluse järgi siis 78% Eesti inimesest toetavad kanade piinarikkal viisil puurispidamise lõpetamist. Teiseks siis 35 000 Eestimaa inimest on esitanud siis Riigikogule samasisulise petitsiooni. Kolmandaks, teie valitsuse regionaal- ja põllumajandusminister on vastava sisulise eelnõu toonud valitsuse. Teised ministrid on selle kooskõlastuse andnud sellele, kuid te ei ole lasknud sellel edasi liikuda. Et valitsusse on toodud vähemalt 1 kord, võib-olla isegi 2 korda. Neljandaks, erinevatest erakondadest pärit Riigikogu liikmete poolt on esitatud kanade puurispidamise lõpetamise eelnõu 10-aastase üleminekuajaga. Et vastav eelnõu, nagu me kõik teame, läbis ka siis esimese lugemise siin saalis, kuid nüüd hoiab teie erakonda ehk siis Reformierakonda kuuluv maaelukomisjoni esimees komisjonis seda kinni ja ei lase menetlusel jätkuda. Ja siit ongi minu küsimus, et hea peaminister, et miks teie ja Reformierakond laiemalt eirab laia avalikkuse soovi ja takistate kanade puurispidamise lõpetamise küsimuse arutamist siin saalis ja millal plaanib valitsus jätkata loomakaitseseaduse muutmise seaduse menetlemist, et keelustada hiljemalt aastal 2036 kanade puurispidamine Eestis? Aitäh! Jah, aitäh küsija, hea küsija. Te ütlesite 2036, aga te vist tegelikult tahtsite mõelda 2035, aga ma ei ole ka päris kindel. Et nimelt on Eesti suurimad munatootjad on allkirjastanud kokkuleppe üleminekuks puurivabadele tootmisviisidele hiljemalt aastaks 2035. Et see ometi peaks olema ju parlamendis teada ja see on ka see põhjus, ma saan aru, et kuna sektor on juba otsustanud investeeringuid teha ja sellise suuna valinud, vabatahtlikult võtnud ajaliselt määratud kohustuse ja sektori hinnangul on see ligikaudu 50 miljoni euro suurune investeering hoonetesse, erinevatesse tootmisviisidesse, seadmetesse, bioohutusse, paljusse muusse, siis nad on juba ise selle hoiaku võtnud, Eesti tootjatest ma räägin. Ja ma arvan, et parim viis, kuidas seda turgu muuta, on ikkagi isikliku tarbimiseelistuse kaudu. Et kui mina isiklikult eelistan tarbida vabapidamiseks kanade munasid ja teie, siis me ostame neid poest ja pood saab selle signaali, et neid teisi sinna poodi pole mõtet tuua, sest praegu on olukord ju selline, kus me saame tegutseda Eesti ettevõtjatega, Eesti ettevõtjad teevad investeeringuid ja muudavad, aga endiselt mujalt tulevad ju teistsugused munad. Ja samamoodi, jah, ütlen nii, et ega seda debatti saab ju pidada
parlamendikomisjonis, et valitsus on öelnud, et kuna kokkulepe on olemas Eesti tootjatelt ja see sõnum on tulnud, siis täiendavalt Euroopa Liidu direktiivist karmimad reeglid võivad muuhulgas ka seada ohtu munadega isevarustatuse taseme, juba praegu on alla 60%, nii edasi. Ja see eeskätt ikkagi probleemiks Eestis on kohalike tootjate vähesus. Et ütleme nii, et pigem nad kaotavad sellisel juhul turuosa ja tulevad odavamad munad, mis siis tegelikult toodetakse viisil, mida me heaks ei pea. Aga see on kõik komisjoni debatt, et valitsus maaelukomisjonis seda debatti muidugi ei pea. Aitäh. Aitäh. Ja Anti Allas, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja aitäh, hea esimees, väga austatud peaminister, et ikkagi mõtlesin 2036, sellepärast et ollakse valmis 10-aastaseks ülemineku ajaks, et eks see siis menetluse käigus täpsustab see 1 aasta siia-sinna, aga et oleks piisav aeg üle minna. Aga ma sooviks ikkagi nagu vastust saada, et Eestis on seadust andev kõige olulisem kogu, Riigikogu. Rahvas on ütelnud, mida ta soovib. Et äkki oleks ikkagi mõistlik ja et Reformierakond saaks ka sellest aru, et kui on selline soov inimestel olemas, et siis vähemalt anda võimalus siin saalis seda arutada. Hetkel reaalselt ju Reformierakond peab seda kinni, et kui see saal otsustab nii, et ei, me ei lõpeta seda, no siis ta nii on, aga ometi te takistate erakonnana seda maaelukomisjonist ei liigu edasi, valitsuses seisate selle vastu, kuigi teine valitsuspartner on valmis sellega edasi liikuma. Et palun selgitada, miks te teete seda Eesti rahva tahte vastaselt? Aitäh. Jah, aitäh, hea küsija. No ma ütleks siia niimoodi, et ma küll täpselt ei saa aru, kuidas see erakond siia puutub. Ja ma saan aru, et kuna ma näen sotsiaalmeediast, te tihti panete üles ainult küsimuse, siis eesmärk on sellest küsimusest video teha ja tühja sellest vastusest. Et ma veel kord kordan, et Eesti ettevõtjad, Eesti suurimad munatootjad, kes toodavad, on juba allkirjastanud kokkuleppe üleminekuks puurivabadele tootmisviisidele hiljemalt aastaks 2035. Ja nad peavad selleks tegema investeeringud. Veel kord, mina ei oska ju seda hinnata, nemad on hinnanud, et sektori hinnangul on see umbes 50 miljonit. See ei ole ilmselt väike summa, võib-olla teile, ma usun, et sektoril ilmselt mitte. Hoonetesse, seadmetesse, biohotusse palju muud. Ja parim on esiteks tarbija valik ja teiseks on Euroopa üldine lähenemine ka, et Euroopas tervikuna turu küsimused tasub lahendada, sest vastasel korral me seame ju, määrame sisuliselt, võime määrata oma tootjad turul väiksemasse ossa ja tegelikult vähenemisse. Nii et seda me oleme kõike kirjeldanud ja ma arvan, et te murrate veidi nagu lahtist ust, sest kui Eesti tootjad on ise nõus sellise kokkuleppega, siis jah, veel kord, et see ei ole kuidagi parteiline küsimus, aga kui tahate seda parteiliseks rääkida, eks rääkida. Aitäh. Aitäh. Ja lisaküsimuse esitab Züleyxa Izmailova, palun. Aitäh, austatud juhataja, hea peaminister. No minu arust see retoorika, ja te praegu siin olete korduvalt esitanud seoses osade kanade piinamise pealt teenivate nõndanimetatud ettevõtjatega, et selles mõttes see on minu arust häbiväärne, sellepärast et kas sama loogikat kasutades näiteks, et kui zoofiilid lepivad kokku avalikult, et nad 10 aasta pärast enam loomadega ei seksi, siis teie hinnangul ei oleks seadust vaja või kuidas see käib? Või kas äkki on hoopiski niimoodi, et nagu oli hasartmängumaksu puhulgi, et te olete lihtsalt teatud erakonna liikmete pantvangis, kes ei soovi, et see eelnõu edasi liiguks? Aitäh. Aitäh, hea küsija. Väga vabandan, natuke jäi see küsimus segaseks, et te küsisite, kas ma olen pantvangis. Ei ole, aitäh. Oli see küsimus? Ma ei saanud hästi aru, aga ma võin kordata neid argumente, kui soovite, et veel kord, Eesti suurimad munatootjad on allkirjastanud kokkuleppe üleminekuks aastaks 2035, kui see oli küsimus. Ja ma arvan, nii tarbijate puhul kui Eesti Euroopa turu puhul tasub neid kokkuleppeid otsida, aga ma ei saanud teie küsimusest lõpuni aru, et seal oli väga palju sellist segadust. Aitäh. Aitäh.
Sellega lõpetame tänase 5. küsimuse käsitlemise. Enne kui me edasi liigume, on küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Züleyxa Izmailova, palun. Minul on selline küsimus, et kui ettekandja ei suuda tuvastada või ei suuda meelde jätta küsimust, et kas teil on mingisugused abivahendid tema jaoks, et ta saaks selle küsimuse kuidagi kirjalikus vormis, siis et saaks ka vastatud, sest et praegu oli esimene küsimuse pool jäi täiesti vastuseta ju. Et mis puudutas seda, et kas sellist analoogi saab ka teiste teemade puhul kasutada, et kui on mingisugune osapool lepib kokku kuskil avalikult, et siis järelikult ongi korras ja ei peagi seadust tegema. Aitäh! Aitäh, hea kolleeg, et ma ei lähe selle küsimuse analüüsiga kaasa, et kuna teie küsimus oli segane, et selles mõttes peaministril oli õigus, et küsimus oli pisut arusaamatu, sest seal olid kriminaalsed tegevused ja samal ajal täna täiesti legaalsed tegevused olid omavahel kõrvuti, et seetõttu see küsimus oli väga segane. Ma arvan, et peaminister üritas sellele küsimusele vastata, aga ta ei suutnud seda teha. Et kõige parem viis on ikkagi, kui on endal ka segane küsimus, siis uuesti küsida. Selles infotunnis ei ole seda võimalik teha, järgmisel korral on seda võimalik teha. Ehk siis, et kui on segadusi küsimuste või vastustega seoses, siis tuleb lihtsalt uuesti küsida. Liigume edasi. Ja 6. küsimus on rahandusminister Jürgen Ligile, küsib Riigikogu liige Aivar Kokk ja teemaks on lisaeelarve. Aivar Kokk, palun. Aitäh, austatud juhataja ja rahandusminister. Me oleme nüüd paaril korral diskuteerinud ja ma loodan, et te olete nüüd seda lisaeelarvet ilusti lugenud ja võtame lihtsalt ühe rea. Te ütlesite, et palkadeks ei ole kulutusi eelarvest ette nähtud. Meil on siin teil kõrval istub välisminister ja vaatame Välisministeeriumi valitsemisala. Ja siin on väga lihtne, et Eesti välismajandushuvide edendamise kaitse, sealt võetakse raha ära 855 000 ja oleme ausad, et see raha jagatakse praktiliselt 100% palkadeks erinevate valdkondade vahel. See on püsikulu. Kui keegi vaidleb vastu, et palkade tõus ei ole püsikulu, siis peab raamatupidamist natuke rohkem õppima. Et kuidas te ikkagi seda põhjendate, et kui te kaitsesite siin esimesel lugemisel saalis, siis te ütlesite, et sellised asju siin ei tohiks olla. Te küll põhjendasite esmaspäeval, et see on sama kuskil ministeeriumi valdkonna või asjad. See tegelikult on erinevad valdkondade vahel see ära jagatud ja see ei ole mitte ainult Välisministeeriumi, et ma ei taha kuidagi välisministrit süüdistada. See on kõikide ministeeriumite eelnõude juures paistab pilna, et toetuste raha võetakse ära ja erinevad sihtrühmadele jagatakse palgatoetusteks. Et te oskate põhjendada, miks sellised kulutused on siia eelarvesse toodud? Aitäh! Aitäh, eks me diskuteerinud ei ole, et te olete esitanud väited, mina olen vastanud, aga teil on meeldinud rohkem kuulata iseennast, nagu ikka. Ka esmaspäeval käisite pärast puldis pigem mind kompromiteerimas ja tänitamas, mis ei ole viisakas. Rääkimas minu reitingust, milles iganes ma küsiks vastu, et kuidas teie omaga on. Et sellised asjad ei puutu, see ei ole diskussioon, see on monoloog. Aga ma vastasin teile rohkem, minu arust ma olen rohkem kui korra vastanud, et sellist lisaeelarvet, kus lisaeelarve eesmärk ei olnud palgakulusid kasvatada, kuid programmipõhise eelarve puhul sisalduvad, nii nagu muide ka maksud, et rääkige oma erakonnas see edasi, Jüri Ratasele, Urmas Reinsalule, et ka majanduskasvus sisalduvad maksud alati, aga see ei tähenda, et maksud on majanduskasvu põhjus. Ja samamoodi kui programmide raha ümbertõstmine käib, siis seal sees on ka palgakulusid. Kui nad maanduvad täpsemale reale, üldisemalt, siis nad on palgakulud. Aga üks erand muidugi on lisaeelarves, see puudutab AI kulusid, mis loomulikult on tööjõumahukas, see on lisa ja kokkuvõttes palgakulud ka eelarves kasvavad, aga AI programm ei saa ju ilma inimesteta käivituda, et vaidleme selle üle. Minu vastus on, et selline oli valitsuse soov AI programm käivitada ja tema üks eesmärk on ka vähendada riigi vajadusi tööjõu järele tulevikus.
et mitte inimesed tööta jätta ei ole eesmärk, vaid see, et töö saaks teha tõhusamalt ja inimesed leiaksid rakendust mõnes teises kohas. Aitäh! Aitäh ja Aivar Kokk, teil on täpsustav küsimus, palun. Aitäh vastuse eest. Te nüüd vastasite, et palgakulud peaks olema siis AI kulud. Kas te tahate siis öelda seda, et kõikide ministeeriumite ridadel siin võib lugeda neid kümneid ja kümneid iga ministeeriumi rea peal, kus on palgakulu kasv, on nüüd AI tehnoloogia kulud palkadeks ja siis suure tõenäosusega on loota, et järgmine aasta neid kulus ei ole või on vastupidi see, et kas ma saan valesti aru või õigesti, et tegelikult need palgakulud, mis siia teise lisaeelarvesse või esimese lisaeelarvesse pandud on tegelikult püsikulud, mis ka järgnevatel aastatel on lihtsalt eelarves sees, sest see rida, ma ei ole veel näinud, et palkasi järgmine aasta vähendatakse, kui see aasta tõstetakse. Aitäh! Aitäh! See, mis toimub, ma ei tea, kas te saite õigesti aru või te ja meelega sõnastate valesti selle asja või te ei saanud õigesti aru. Ei, ma ei ole öelnud, et palgakulud on AI kulud, et ma ei ole midagi sellist asja öelnud. Aga AI programm eelarves on ümmarguselt 11 miljonit ja kuna see on valdavalt koolitus ja informeerimine, siis seal kindlasti inimesed tööd teevad ja palka saavad. Ja selleks on ka inimesi vaja juurde võtta, aga üldiselt meie palgakulud on ikkagi ju, või palgafondid on ju kärpimisel, need, mis puudutavad ministeeriume ja selles ei ole midagi muutunud, kui see, kus tegelikult palgakulusid kasvab eelarves, lisaeelarve küll ei peegelda seda, aga et kõik õigesti aru saaksid, ma siiski mainin, on riigikaitse, haridus, sellised valdkonnad, mis on prioritiseeritud ja need selle keskmise palga numbrid näitavad natukene ekslikult selle poolest, et jääb mulje, nagu me tõstaksime ametnike palka. Ei. Aga palgakulus ei ole midagi halba. Ta läheb arstidele, õpetajatele valdavalt riigikaitsesse, valdavalt politseinikele, vangivalvurite palk tõusis väga mehiselt. Ka diplomaatide jaoks ma ei kurdaks, kui on tõusnud, aga ma ei ole täpselt seda kontrollinud. Aga üldjoontes jah, palk ei ole saatanast, et tegelikult tahavad riigiteenijad ka palka saada. Meie paraku oleme neile joonistanud ette pigem selles mõttes tumeda perspektiivi, et me võtsime kohustuse tegevuskulusid kärpida ja see jätkub. Aga seal on erandid, mis seda lõpptulemust muudavad. Aga tavaline riigiteenistuja peab arvestama, et palgafond väheneb, mitte ei suurene. Aitäh! Aitäh! Ja kuna teisi küsijaid ei ole, siis ka lisaküsimuse saab esitada kolleeg Aivar Kokk, palun. Ja aitäh! No ma arvan, et loodan vähemalt, et rahandusminister teab, et erasektori keskmine palk on Eestis 1800 eurot ja riigisektori keskmine palk läheneb 2400 eurole, nii et riigisektoris keskmine palk on tunduvalt kõrgem kui erasektoris. Päris nii ta ei tohiks olla. Aga ma toon teile lihtsalt ühe näite, et saaksite aru, mis tegelikult siin lisaeelarves on. Siin rääkisite mulle lihtsalt riigieelarvest, aga Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsusalal hoitakse kokku põllumajandusmaa ja maaparanduse poliitika kujundamise toetustest 1,15 miljonit. Aga ma võin teile öelda, kuhu siis palka jagatakse. Põllumajanduskeskkonna hea seisundi tagamine, ringbiomajanduse arendamine, Eesti toidukuvandi ja müügivõimekuse edendamine, kutselise kalapüügi korraldamine, kalavarude haldamine ja kaitse, põllumajanduse toidusektori konkurentsivõime tõstmine ja nii edasi. Siin võime lugeda veel edasi siit, et taimekaitse ja väetiste poliitika kujundamise rakendamine, toiduohutuse poliitika kujundamine ja rakendamine, sordiaretuse ja paljundusmaterjali poliitika kujundamiselt võetakse natuke raha, aga antakse siis jälle tõuarenduse poliitika kujundamise rakendamise ja kõik need, kuhu antakse, on palgakulud. Võetakse ära toetuse rida, mis võib olla ühekordne kulu, mis ei pea olema püsikulu, aga jagatakse kõikide rigade puhul
palkadeks ehk püsikuluks. Miks te olete sellise lisaeelarve Riigikogusse toonud? Aitäh! Aitäh! Te terminitega mängite endiselt vabalt, et püsikulu on üldiselt tinglik määratlus, aga eriti kui on ju minu jutt ju oli palgafondide kärbetest. Ka toetused on püsikulu, aga meil on jällegi eesmärk toetusi vähendada, mitte suurendada. Majanduskulu on ka püsikulu, aga tegelikult me võtsime eesmärgiks neid vähendada. Ja need read, mis te ütlesite, need on inimtegevused. Seal sees inimesed saavad palka. Et kui te tahate täpselt üles otsida, mis real midagi on, et pigem seda nüüd siin retooriliselt ei saa lahendada, et rahanduskomisjonil on need andmed olemas ja vaadake need tabelid üle ja siis küsige küsimusi, kui on raskusi. Aga jah, see jutt, et siin püsikulud ja palgakulud ja nii edasi, et see on eksitav. Et meil ikkagi on enamuses valdkondades ette nähtud tegevuskulude kärped, tegevus- ja palgakulud on seal, majanduskulud ja palgakulud. Ja eesmärk on ka toetusi koomale tõmmata, aga kui need lisaeelarvega tõsteti kulusid täpsematele ridadele, siis see ei tähenda püsikulu suureneb. Seda me oleme vaadanud, et püsikulu ei suureneks. Ja seal oli veel ebatäpsust, aga kõike ei jõua üles kirjutada. Aitäh! Aitäh! Sellega lõpetame tänase 6. küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Ka 7. küsimus on täna meil siis peaminister Kristen Michalile, küsib Riigikogu liige Aleksandr Tšaplõgin ja teemaks on rohepööre. Aleksandr Tšaplõgin, palun. Aitäh, lugupeetud peaminister. Teie valitsus kogu aeg väidab, et roheenergia tagab meile piisavalt odavat elektrit. Aga siin on statistika. Aastal 2019, mil põlevkivielektrijaamad veel töötasid, oli elektri keskmine hind 8,5 senti kilovatt-tunni eest. Siis tulid tuulepargid ja nüüd on keskmine hind 19 senti kilovatt-tunni eest. Kuidas te seda kommenteerite? Aitäh! Aitäh! Mul on hea meel, et te seda küsima tulite, sest muidu te oleks seda väidet läinud esitama ja oleks hätta jäänud. 2019 oli meil mis? Nõudluse pakkumise vahekord maailmas energiale oli hoopis teine. Põhjuse suudate vast ise ka ära meenutada. Aitäh! Aitäh! Ja Aleksandr Tšaplõgin, teil on täpsustav küsimus, palun. Aitäh! No see, mida te mulle praegu rääkisite, see on mingine jama, vabandage. Aga mul on teine küsimus. Teie valitsus jällegi väidab, et roheenergia tagab meile energiajulgeoleku ja sõltumatusse. Aga siin on jälle värske statistika. Meie sõltuvus Hiinast roheenergia vallas on järsult kasvanud. Mõne komponendi osas oleme Hiinas sõltuvad peaaegu 100%. Kuidas te seda kommenteerite? Aitäh! Aitäh! No COVID muidugi ei olnud jama, et sellel ajal üldiselt energiatarbimine, nagu paljude teiste kaupade tarbimine oluliselt langes ja kapitalismis on nii, et nõudluse pakkumise vahekorras kujuneb ka hind. Nii et seetõttu öelda, et COVID-i ajal oli enda energiahind oli adal, siis on üks. Aga see selleks. Ühesõnaga, keskmine hind on siis aastate vältel allapoole tulnud, et kui ma kirjeldan teile neid pilte, siis mitu aastat on juba energiahind allapoole tulnud, sellel aastalgi pärast külma talve on energiahind all ja see on kõik tänu taastuvenergia tootmistele. Läänemere äärsete riikide keskmisega, millega me võrdleme väiksemate tarbijate grupis ja keskmiste tarbijate grupis oleme alla Läänemere äärsete riikide keskmist, pigem odavuselt või soodsuselt ülemises otsas, nii et seal me asetseme. Nüüd teine küsimus, mis puudutas teie sõltuvust. Sõltuvusi tuleb igal juhul vähendada. Ma arvan, et see on ilmselge. Mis tahes maavaradest, tootmisviisidest ja mis tahes sellistes kriitilistes taristutes tuleb Euroopal pürgida selle poole, et oleks võimalikult palju kohapealset tootmist. Ja see peab olema hajutatud, et erinevad viisid, taastuvenergias, päike, tuul, akupargid tulevad üsna kenasti turutingimustel. Tulevikus ilmselt gaasijaamu põlevkivijaamade kõrvale. Põlevkivijaamu ju hoiavad tublid energeetikud Ida-Virumaal püsti nii palju kui jaksavad.
aga nad on amortiseerunud ja nagu Auvere puhul on teada, see on kõige moodsam ja töötabki ainult pool osa ajast. Nii et see üldiselt on ikkagi see pilt ja jah, et sõltuvusi loomulikult tuleb vähendada, selles pole kahtlust. Aitäh! Aitäh! Ja lisaküsimuse esitab Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun. Ja aitäh, austatud peaminister, et ma ennetavalt ütlen, natuke kasutan seda küsimust võib-olla sellise teema laiendamiseks, et seesama ametnike liikumine avalikust sektorist erasektorisse ja KAPO on hoiatanud kahe valdkonna puhul, et nii kaitsevaldkond, aga ka energeetika valdkond ja KAPO eraldi hoiatab ka aktiivse lobi eest, mis toimub just selle rohepöörde teemal. Ja esmaspäeval oli seesama pöördukse küsimus erikomisjonil arutlusel, et ma arvan, et see oli päris hea ja vajalik arutelu, et nimelt on tõesti meil tekkinud olukorrad, kus inimesed, kes alles hiljuti võtsid vastu erinevaid otsuseid, rahastamise otsuseid, hankeotsuseid, on järgmine hetk tööl samas valdkonnas või samas ettevõttes, mille osas nad neid otsuseid tegid. Või siis on vastupidi selline olukord, kus meil nüüd on inimesed erasektoris tööl ja siis nad paluvad mingisuguseid rahastusotsuseid või teevad lobitööd ja seda oma endiste kolleegide puhul. Ja täna Eestis kahjuks tõesti ei ole need olukorrad mitte kuidagi reguleeritud. Ja need inimesed, kes siirduvad erasektorisse, et neil on tihti kontaktid, võrgustik, siseteave ja läbi selle võib olla ka ebaaus konkurents. Ja kui me vaatame teiste riikide praktikat, siis üldiselt on igal pool see olukord kuidagi moodi reguleeritud, et seesama jahtumisperiood, mida te korra juba mainisite siin ühele teisele küsimusele vastates, et näiteks 6 ja 3 aasta vahel, et see võib tähendada kas täielikku keeldu teatud sektorisse astumisel või siis ettevõttesse, mille osas rahastamisotsuseid tehti. Prantsusmaal on näiteks ametnik peab spetsiaalselt küsima eetikakomiteelt luba, kui siis minnakse teatud sektorisse tööle ja siis see asutus vastavalt kas annab selle loa või mitte. Ja ma olen praegu välja töötamas koos õiguskaitseorganitega vastavat seaduseelnõu, et selles küsimuses oleks vaja õigusselgust ja mul on küsimus, kas Reformierakonnalt oleks sellisele eelnõule ka toetus. Aitäh! Aitäh! No juristina ma võin teile vastata, et iga teksti puhul on ikkagi teksti kvaliteedis päris palju sõltuv sellest, millele toetust on. Ja kõigepealt peaks selle teksti saatma saadikutele laiali, siis saadikud saavad öelda, mida nad arvavad. Aleksandr Tšaplõgini sõnastatud küsimusega rohepöördest on see küll üsna vabalt seotud, eks. Aga kui juba selles vaimus, et vastata, siis teatud reeglid avalikus sektoris tulebki kehtestada seadusega, et mis on see üleminekuperiood ja kuidas see jahtumine toimub. Teie kolleegid juba seda korra küsisid, ma siin varem kirjeldasin, teid siis vist saalis ei olnud. Et kui toimub üleminek ühest rollist teise, peab olema selline jahtumisperiood, peavad olema ka kokkulepped selleks, et see hüvitatakse, et see tuleb siis avalikul sektoril see roll võtta. No vot, nii et jah, ma arvan, et iga eelnõu puhul see tekst tuleb esitada ja siis tuleb üle vaadata, aga mis mulle isiklikult näiteks EKRE puhul väga ei meeldinud selles retoorikas, just kui oleks need inimesed ette süüdi või korruptandid, kes on läinud avalikust sektorist erasektorisse näiteks kaitsetööstust arendama. Seda juttu ma väga ei mõista, sest kui on konkreetne juhus, konkreetne etteheide, siis tuleb see etteheide teha. Kõik inimesed, kes avalikus sektoris töötavad, ühel hetkel otsustavad erasektorisse minna ja oma oskusi rakendada Eesti riigi heaks ja näiteks kaitsevõime või energeetika valdkonnas. Aga siis tuleb enne öelda, et reeglid on sellised, et tohib minna või ei tohi minna, et ärme seda etteheidet neile tee, vaid küsime, et kas me peame ise reeglid muutma. Nii et seetõttu esitage oma eelnõu, siis saab seda kindlasti hinnata. Aitäh! Suur tänu peaministrile täpsustuseks. Saan öelda, et formaalsed nõuded rohepöörde küsimuse osas olid siiski väga selgelt täidetud, nii et see puudutas teemat. Aga sulgen 7. küsimuse, liigume edasi 8. küsimuse juurde ja ka 8. küsimus on peaminister Kristen Michalile. Aga vaatan saalis ringi. Ja me oleks pidanud rääkima laiapindsest riigikaitsest, aga kahjuks küsijat Mart Helmet saalis ei ole. Seega, head kolleegid, et me ei saa seda küsimust avada.
Ja sellega on registreeritud küsimused tänases infotunnis ammendunud, aga meil on kehtiv reegel, et kui registreerunud küsimused on ammendunud, siis saavad Riigikogu liikmed registreeruda küsimuse esitamiseks ja küsimusi saab esitada siis registreerumise järjekorras ning küsimused on ikkagi täpselt samamoodi nagu ka registreerunud küsimuste puhul 2 minutit pikad, vastamiseks on aega 3 minutit. Ja enne küsimuse algust ma palun kõigil siis ka täpsustada, et kellele ministritest teie küsimus on suunatud. Ja meil on registreerunud küsimuse esitamiseks kolleeg Aleksandr Tšaplõgin. Palun siis küsimuse alguses öelge ka, kellele aitäh küsimus peaministrile. Lugupeetud peaminister, te vastutes minu eelmisele küsimusele väitsite, et aastal 2019 meil oli odav energia, kuna meil oli COVID ja majandus seisis. See ei vasta tõele. Ma vaatasin statistikat vahepeal ja aastal 2019 Eestis oli majanduskasv vaatamata COVID-ile. Nii et elektritarbimine ei vähenenud. Kuidas te seda kommenteerite? Aitäh! Jah, võib-olla ma siis kuulsin valesti, et 2019 lõpptõeliselt tuli COVID, 2020 maailmas jäi tarbimine vähesemaks ja see tõi hinda allapoole. 2019 ilmselt oli gaasodav, pigem hüdro, kõik erinevad ühendused, see pigem võis olla odava hinna põhjus tollal, aga seda ma peaks nüüd ajaloost näpuga järge ajama, mis oli see hinna põhjus. Aitäh! Aitäh! Nii, liigume edasi, et vahepeal on siis saali jõudnud ka kolleeg Mart Helme. Mart Helme, ma ei saa kahjuks avada enam teie küsimus, sellepärast et teid ei olnud sellel hetkel saalis, aga kuna meil on siin nobedate näppude voor ja te olete ennast registreerunud teise küsijana, siis te jõuate oma küsimusega ka kindlasti ära küsida. Aga me liigume edasi nüüd küsimisjärjekorras ning järgmise küsimuse esitab kolleeg Anastassia Kovalenko-Kõlvart. Samamoodi siis palun küsimuse alguses täpsustada, et kellele ministritest küsimus on suunatud. Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun. Ja, aitäh, austatud istungi juhataja, et küsimus on suunatud rahandusminister Jürgen Ligile, et küsimus on sõltumatute majandusuuringute kohta, et seesama, mida me käsitlesime ka esmaspäeval ka ühe arupärimise raames ja seal teatud küsimused jäid õhku. Nimelt, tänaseks on teada, et Konjunktuuriinstituut enam majandusuuringuid ei teosta. Me mäletame, et nii peaminister Kristen Michalile kui ka teile, austatud rahandusminister, need uuringud ei sobinud, kuna need olid negatiivsed, näitasid, et tarbija kindlustunne on tõesti madal, on ettevõtjate kindlustunne madal ja need uuringud võeti ära. Täna nüüd teostab neid uuringu Statistikaamet, me teame ka hinda, mis on 100 000 eurot kallim. Samas, vaatamata sellele, et teil oli soov, et need uuringud oleksid nüüd positiivsemad, ikkagi ka nende viimane uuring näitas, et tarbijate kindlustunne on jätkuvalt madal. Eriti, mis puudutab ettevõtjad, eriti ehitussektoris on väga madal see kindlustunne. Ja ka inimeste selline võib-olla tunnetus tuleviku osas on sünge. Et küsimus on selles, kas tõesti see, et nüüd on 100 000 eurot kallim, et kas see nii-öelda muudatus oli seda väärt ja teiseks, et mis on ikkagi see põhjus, võib-olla tänaseks olete saanud seda välja uurida, et esmaspäeval teil ei olnud vastus, miks Konjunktuuriinstituut ei teosta enam ka neid selliseid andmete analüüsi, mis puudutab igakuiseid toiduhindasid. Et varem seda riik tellis ja nüüd ta lõpetas ka selle tellimuse. Et kas siin on ka seesama nii-öelda arusaam, et pole analüüsi, pole probleemi, et täpselt samamoodi, et me näeme, et selle asemel, et nii-öelda turgutada majandust parandada, et te hoopiski tahate lihtsalt negatiivsetest analüüsidest lahti saada. Aitäh! Esmaspäeva õhtul pikalt seda seletasin, aga eks ma siis korda. Ei, Konjunktuuriinstituut ei uurinud seal suurt midagi, et seda nimetada majandusuuringuteks on eksitav, kui küsitakse inimeste, tarbijate, ettevõtjate arvamust. See on arvamusküsitlus, see ei ole mingi uuring ega analüüs. Te kogu aeg rõhutate, et see on kuidagi analüüs. See ei olnud analüüs.
Ja halb külg oli seal see, et küsitleja ise, praegune Tallinna linnapea, ütles vastuseid küsitletutele kogu aeg ette, kogu aeg lõi seda fooni ja see lihtsalt oli ebausaldusväärne. Lisaks tema kommentaarid sisaldasid kogu aeg süüdlast. Kui sa küsid arvamust, siis küsid arvamust, aga mitte ei küsi ju, et kes on süüdi. Süüdlaste leidmiseks peab olema siis teine arvamusküsitlus. Aga analüüsist on need mõlemad asjad väga kaugel. Konjunktuuriinstituudi siis nagu hinnangud majandusele erinesid radikaalselt autoriteetide omast ja mitte kuidagi saa Peeter Raudsepa nimetada autoriteediks majanduse analüüsimisel. Aga see on üks pool asjast. Teine pool on see, et tellija oli siin Euroopa Komisjon. Euroopa Komisjon ei küsi valitsuste käest, et kellelt ta peab tellima. Ta tellib. Ja mina usun küll, et ta sai aru, et siin on erialaliselt nõrk seltskond koos, vähemalt nõrk juhtimine ja usaldusväärsem on küsida need asjad Statistikaametilt, eraldada selleks raha. Statistikaameti poliitiline sõltumatus on garanteeritud seaduste direktiividega. Peeter Raudsepa poliitiline sõltuvus on garanteeritud praktilise tegevusega, kommentaaridega, pidev olukorra halvemaks rääkimisega. Sellest peale, kui ta siin Urmas Reinsalu käekõrval tuli olulise tähtsusega küsimusena arutama majandust, justkui ainus majandusekspert. Ta ei olnud seda staatust kunagi ise omandanud ja kindlasti tema ekspertiis ei olnud võrreldav see, mida oleks olnud pakkuda näiteks Eesti Pangal. Aga Eesti Pangalt ei sobinud küsida, sest Eesti Pank oleks saanud objektiivseid hinnanguid. Nii et mul on hea meel, et edaspidi me teame, et küsitleja on usaldusväärne, see metoodika on kontrollitud ja raha läheb asja eest. Aitäh! Suur tänu! Järgmine küsija on kolleeg Mart Helme. Palun, ja siis küsimus alguses täpsustage, kellele ministritest on küsimus suunatud. Jah, aitäh. Ma kõigepealt vabandan nii eesistuja kui ministrite ees, ei olnud mitte pahatahtlikkusest kuidagi, vaid mul paluti ühte intervjuud anda ja ma seetõttu hilinesin. Aga küsimus on Kristen Michalile ja puudutab tegelikult kaitsetööstusparke. Ja et ei oleks vale arvamust jälle siin ja süüdistuste loopimist edasi-tagasi, siis mul ei ole absoluutselt mingeid vastuväiteid sellele, et Eestisse rajatakse kaitsetööstuspargid. Aga küsimus on selles, et nende kaitsetööstusparkide puhul ma näen praegu kitsaskohana logistilise ja infrastruktuurilise väljaarendamise probleeme. Ja konkreetselt ma räägin Piirsalu kaitsetööstuspargist, mis on otsustatud, nagu ma aru saan, et tuleb, ja Ermistu kaitsetööstuspargist Tõstamaa lähedal. Tunnen neid mõlemaid piirkondi väga hästi ja võin öelda, et kui seal pannakse mingi suurem tootmine püsti, siis see teedevõrgustik ei kannata välja seda suurt transporti. Eriti Ermistus on meil tegemist näiteks kevadiste sulailmadega, üsna põhjatute kruusateedega, mis suuri masinaid kindlasti ei kanna. See tähendab seda, et seal on vaja välja ehitada korralik teedevõrgustik, aga on vaja välja ehitada teedevõrgustik ka nii, et transport, aga vajaduse korral, näiteks sõja korral, ka kaitseväe kolonnid pääseksid takistusteta liikuma, mitte ainult praegu väikesed teed, vaid ka suuremad maanteed, Tõstamaa Pärnu maantee, Lihula suunas maantee. Need tuleks välja ehitada nii, et nad kannatavad selle suurema koormuse välja, aga sama käib ka Piirsalu kohta, kuhu tuleks tegelikult rajada ka kuni Ristini Turbast raudteeühendus, et ka raudteed mööda oleks võimalik kogu seda toodangut välja vedada. Minu küsimus ongi nüüd, meil on kaitseotstarbel 5,4% SKP-st praegu uhkelt välja käidud. Nii mõnelgi puhul, nagu see raudtee ehitamine Ristini, see on peenraha selle kõigega võrreldes. Et missugune see plaan on? Kas on ette näha ka vastava logistilise infrastruktuuri väljaehitamine või piisab teie arvates sellest, et paneme tehased püsti ja küll siis edasi näeb? Aitäh! Aitäh! Ja härra peaminister, palun! Jaa, aitäh, hea küsija!
ma arvan, et on üsna loogiline, et infrastruktuuri arendus puudutab nii kaitsetööstuspargi enda jaoks vajalikke võimeid, alasid, kui nendega vajavad ühenduse pidamist. Et loomulikult see tuleb ka erinevatesse kavadesse võtta. Ja ma arvan, et ministeeriumid omavahel neid plaane tehes ka suhtlevad, et see on ju üsna loomulik, et ettekujutus, et sa teed lihtsalt aiaga piiratud ala, kus midagi toodetakse, ühendust ei ole, siis ei ole loogiline, nii et kindlasti tuleb ka teedevõrk vastavusse korda viia ja seda teedesse investeerimist me oleme päris suured ka ette võtnud. Selle palju kirjutatud automaksu näol pea 400 miljonit läheb lähiaastatel teedesse. Praegugi on Pärnusse sõit juba päris keeruline, 4-rajalisi teid tuleb kõvasti juurde. Tartusse tuleb 20 kilomeetrit 4-rajalisi teid juurde ja tuleb ka kohalikke teid teha. Nii et kaitsetööstusparkide arendamisel tuleb kindlasti ka see läbi vaadata. Nii et ma arvan, me siin üksteisega isegi eriarvamusel ei ole. Aitäh! Aitäh! Ja järgmine küsija on kolleeg Peeter Ernits. Et palun siis küsimus alguses ka täpsustada, et kellele ministritest küsimus on suunatud. Auväärt valitsejale, peaministrile. Et Eesti on teinud Ukraina jaoks rohkem kui ükski teine riik maailmas ja kohati rohkem kui oma rahvale, ja mille peaminister te praegu olete. Aga eile oli siin Ukraina peaminister ja ma küsin teilt, et kas te olete talle selgelt öelnud, et Eesti seisukoht on resoluutne. Ükski Ukraina droon ei tohiks enam Eestisse eksida. See tähendab seda, et tuleks Ukraina kaitsevägi peaks kasutama parema kvaliteediga droone, mida on venelastel raskem eksitada sihtmärgist eemale ja muid vahendeid. Olete seda öelnud, sest praegusel hetkel on teie valitsus ju tegelikult kiskunud Eesti reaalsesse sõtta. Koruste põllu peal see droon, mis plahvatas, mille kraatis ma olen olnud Mäksal ja nüüd seal ka Võrtsjärve lähedal, mida Rumeenia hävitaja raske või kalli raketiga alla võttis. Et olete selle sõnumi Ukraina peaministrile öelnud? Kas nüüd, eile või varem? Aitäh! Jah, aitäh hea küsija. Andestage selline, ma ei tea, teie küsimus oli kaunis laetud, nii et ma võib-olla püüan hoiduda väga laetud vastusest, aga siiski mulle tundub, et kohe Keskerakonnaga liitudes Putin ununeb, eks ju. Et te ikka saate aru, et Ukraina kaitseb ennast Venemaa agressiooni vastu 5. aastat. Venemaa tapab Ukrainas naisi ja lapsi. Ja seetõttu Ukrainal on õigus ennast kaitsta. Ja kui te... Hea kolleeg, palun lubage peaministril oma vastus lõpetada. Hea kolleeg, lubage palun peaministril vastata. Härra peaminister, palun. Tänan, hea Riigikogu esimees. Et mulle tundub, et teil kipub ununema, et selle probleemi juurpõhjus on Putin ja Venemaa agressioon Ukrainas. Ja Ukrainal on õigus ennast kaitsta. Ja Ukraina on öelnud ka avalikult seda, et nemad kaitsevad ennast ja loomulikult nad teevad kõik ja nad on ka vabandanud selle eest, et nende droonid eksivad Balti riikide, Soome, mis tahes teiste riikide territooriumil, aga see põhjus on Venemaa. Venemaa on see põhjus. Ja ütleme nii, et küsimust püstitada, et te olete teinud Ukraina jaoks kõike rohkem kui Eesti rahva jaoks ja Eesti rahvas on väga raskes olukorras, sellepärast, et me Ukrainast aitame. Vastupidi, Ukraina aitamine, seda me teeme selle jaoks, et Eesti rahvas oleks kaitstud. Ukraina võitleb ka meie eest, meie vabaduse eest. Ja mul on südamest üdini kahju, et koos parteipiletiga see kõik on ununenud. Aitäh! Aitäh! Ja järgmine küsija on kolleeg Lauri Laats, palun. Ja aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees, hea peaminister. Et see küsimus on siis teile. Ja kuna me just tähistasime 1. juunil lastekaitsepäeva, siis ma arvan, et see küsimus on väga kohane. Ja teema puudutab siis Eesti koolisüsteemi mõju laste vaimsele tervisele ja heaolule. Ja nimelt siis UNICEF värske raport maalib Eesti laste olukorrast äärmiselt muret tekitava pildi. Kuigi Eesti õpilased kuuluvad PISA-testide põhjal Euroopa parimate akadeemiliste saavutuste noorte hulka, on laste noorte vaimne heaolu Euroopa Liidu kõige halvemate
seas. Raportis rõhutatakse, et tugev akadeemiline surve, vähenev puhkeaeg, sotsiaalmeedia mõju ja koolikiusamine vähendavad laste eluga rahulolu ning süvendavad vaimse tervise probleeme. Ja seal raportis on veel nii mõndagi välja toodud. Ja lisaks ka Eesti inimarengu aruandes on sarnased asjaolud välja toodud. Lähtuvalt sellest ma küsin teilt kui peaministrilt, kas te olete praeguse haridusministri tööga rahul, kas te olete kursis selle raportiga, nende asjaoludega, mis on siis UNICEF-i värskes raportis välja toodud, ja kas olete seda teemat arutanud, kuna see on oluline teema, see puudutab meie lapsi ja meie tulevikku, et kas on ka rohtu, kuidas me saavutame paremad tulemused nii, et meie lapsed vaimselt ei kannataks. Aitäh! Jaa, aitäh! Ma arvan, et teema püstitus on aktuaalne. Vaimse tervisega tegelemine ja nii laste kui täiskasvanute puhul vaimse tervise säilitamine, tasakaalu hoidmine, eriti selles maailmas, kus infovoog on niivõrd tohutu, niivõrd küllastunud, on kindlasti väga suur väljakutse. Eesti on digitaalne riik, Eesti noored on väga aktiivsed digitaalsisu kasutajad ja kindlasti seegi avaldab oma mõju. Võin kirjeldada lihtsalt seda neuroteadlaste või ka Jaan Aru näiteks hiljuti tuli tal üks raamat, mille nimi on Ajuvaba, 2 eraldi sõna, mis on väga hea raamat, mis kirjeldab tegelikult sellest, kui lihtne on tegelikult ära unustada, et need algoritmid serveerivad sulle masina kombel lihtsalt informatsiooni, mis põhineb sinu enda varasemal käitumisel ja nendesse rägastikesse ära eksida. Nii et seda võib juhtuda nii väikeste kui suurtega. Nii et kui te mainite seda ühe põhjusena. Ja kõik muu, mis puudutab hariduse kvaliteeti, Eesti hariduse kvaliteet, nagu te ütlete, on hea. Eesti noored saavad väga hea stardipositsiooni, aga vaimse tervise poolega kindlasti tuleb tõsiselt tegeleda. Tean, et mitte ainult haridusminister, ka sotsiaalminister sellega tegeleb, just nimelt, et see oleks tagatud, oleks süstemaatiliselt üle vaadatud. Me oleme siin saalis mitu korda seda debatti pidanud, ka muuhulgas Tanel Kiigega, et Signe Riisalo sotsiaalministriks olles hakati sellega süstemaatiliselt tegelema, süstemaatilisemalt tegelema ja selleks on ka erinevaid vahendeid ette nähtud. Ja kui vaja, tuleb veel ette näha, sest ma arvan, et moodsad tehnoloogiad, kogu see sotsiaalmeedia ja ilmselt ka tehisintellekti tulek kindlasti mõjutavad seda kõike. Konkreetse raporti, seda mina veel näinud ei ole, aga ma kindlasti, kui te juhite tähelepanu, palun sellest endale koopia ja loen selle läbi. Aitäh! Suur tänu! Ja liigume küsimustega edasi. Järgmine küsimuse esitaja on kolleeg Riina Sikkut ja palun siis jälle küsimuse alguses öelda, et kellele ministritest küsimus on suunatud. Riina Sikkut, palun. Ja aitäh, hea juhataja. Minul on ka küsimus peaministrile. Kolleeg Lauri Laats juhtis tähelepanu, et rahvusvaheliselt tõesti meie laste heaolu paistab negatiivses mõttes silma, et nii vaimne kui füüsiline heaolu on midagi sellist, mille hoidmisega me saaksime palju paremini tegeleda ja toetavamat keskkonda luua. Teine aspekt Eesti puhul, millele rahvusvahelised institutsioonid tähelepanu juhivad, on suur ja süvenev eelarve puudujääk. Riigikogu rahanduskomisjon kohtus täna siis IMF-i missiooniga, tegelikult siin infotunni ajalisegi, ja tõepoolest ka IMF-i see arutelude fookus oli suurel puudujäägil ja sellest, et aru saama, kuidas sellest välja tulla ja võlakoormuse kasv pidama saada ei ole. Eesti Panga president Madis Müller siin Riigikogu saalis aasta aruannet tutvustades tegelikult tegi ka ettepaneku, et erakondade esimehed võiksid kokku leppida sellises erakondade üleses põhimõttes, et võlakoormuse kasvu pidurdatakse. Seda, kuidas seda teha, et seal on maailmavaatelised võib-olla erinevused või erinevad trajektoorid, aga ma küsiksingi selle kohta, et lugupeetud peaminister,
Kas teie töötate selle nimel, et näiteks suve jooksul oleks võimalik erakondadeülene kokkulepe saavutada? Ja kas te peate vajalikuks sellist kokkulepet, et oleks võimalik Eesti võlakoormuse kasv seisma panna? Et selline 4 aasta jooksul võla kahekordistumine on ikka ehmatav tempo. Meil on vaja kriisikindluse loomiseks seda võimalust, et vajadusel siis kriisis võlakoormust kasvatada või maailmaturult raha laenata. Et see ei ole ainult nagu rahanduspoliitiline küsimus, vaid ka julgeoleku küsimus, seda rõhutas IMF samuti. Nii et mida te arvate kokkuleppest, kas suve jooksul selle saavutamine on realistlik ja millised on teie sammud, et selle kokkuleppeni jõuda? Aitäh! Aitäh, härra peaminister, palun! Ja aitäh, hea Riigikogu esimees, hea küsija. Mina ise arvan, et see lahendus pigem on mitte kokkuleppe, sest selle kokkuleppe ütleme, elukvaliteet või elukogemus, näitab seda, et need kokkulepped kehtivad tihtipeale, eriti poliitilised kokkulepped, selle hetkeni, kuni nad reaalsete otsustega kokku põrkavad. Mäletame me ilmselt mõlemad, kuidas Isamaa fraktsioon, keda meil siin hetkel ei ole, rääkis, et eelarve tasakaal tuleks põhiseadusesse kirja panna, et oli selline plaan. Ja me mõlemad teame, et põhiseaduses seda ei ole ja eelarvereeglidki muudeti lõdvemaks just 2016-2017 täpsemalt, kui Isamaa tuli rahandustüüri juurde. Nii et kokkulepped kõik on toredad, aga nad kehtivad täpselt selle hetkeni, kui nad reaalse eluga kokku puutuvad. Minu ettepanek pigem on panna see kirja eelarve seadusesse, et siis ei ole vaja arutada, kas see on kokkulepe või mitte, see on seaduses kirjas. Ja võtta see sama trajektoor, et iga aasta me eelarve puudujääki vähendame 0,5% võrra, siis me ei pooga majandust ära, me saame kenasti 4,5% liikuda 3% aastal 2030, nagu reeglid ette näevad, ja pärast seda liikuda tasakaalu poole, see on täiesti mõistlik tempo ja samm. Ja seda ma olen ka avalikult välja öelnud ja eks me eelarvet koostades, mida me nüüd suvel ja sügisel hakkame tegema, siis seda peame ka arvesse võtma. Nüüd jah, ja üldiselt kui vaadata nüüd viimaste aastate eelarve kogemus, siis nii 2024. aastal mälu järgi ma nüüd loodan palju mitte eksida, aga umbes 400-600 miljonit suutsime säästlikumalt toimetada. 2025. aastal ka üks 400-800 miljonit suutsime säästlikumalt toimetada ja ma olen peaaegu kindel, et ka sellel aastal suudame. Nii et igal aastal on defitsiit jäänud väiksemaks. Kui 2024 oli see defitsiit oli meil 2,9%, siis ta jäi umbes 1,7 kanti. Eelmisel aastal oli defitsiit -3 ja jäi oluliselt alla selle. Ja ma olen kindel, et ka sellel aastal me suudame väiksemate kuludega toimetada. See tähendab seda, et need kärped, mida me teeme läbi aastate, koomale tõmbamised mõjuvad ja kulutamine on ka üsna korraliku kontrolli all. Nii et jah, ma arvan, me suudame kenasti selle raamidesse mahutada ja ka järgnevatel aastatel ikkagi langeva trajektooriga. Et see on selle nii-öelda täpne hetk, millal see selgub ja proov ongi see, kui me esitame eelarve RSi, mis tuleb siis sügisel. Aitäh! Suur tänu! Järgmine küsija on kolleeg Anti Poolamets. Palun. Enne küsimust siis täpsustage, kellele on küsimus suunatud. Siin härra peaministri käest. Siin täna on juttu olnud kaitsetööstusest, esmalt sellel teemal, kas rahade liikumine ja inimeste liikumine on aus ja korrektne, kas me peame pöördukse efekti probleemistikuga tegelema. Ja Mart Helme tõi esile ka kaitsetööstusparkide ümbruse, logistika, planeerimise. Väga tõsine teema. Ehk siis oluline on ju see, et kui me oleme välja käinud selle plaani, et kaitsetööstus tuleb Eestile saada, korralik kaitsetööstus, siis tuleb ka need pudelikaelad likvideerida. Ühe pudelikaela tõi Mart Helme välja, see oli siis teedevõrk üsna keerulises kohas, aga Hanno Pevkur kaitseministrina on riigieelarve erikomisjonis toonud veel ühe pudelikaela välja, nimelt energiaühendused. Ja Elektrilevi on öelnud näiteks siis, et aega läheb 3 aastat. Sellega ei saa rahul olla olukorras, kus meil on kiire. Mõelge ise, tootmine
tootmine saab elektri sisse kolme aasta pärast, siis neil oma enda tootmise käima jooksmine, vigade parandamine võtab jälle aasta-paar. Ehk siis on juba 5 aastat läinud. Et kui me ikkagi suudaksime riiklikku tähelepanu sinna keskenduda ja kiirendada neid protsesse, siis oleks see väga oluline. Ja väga hea tähelepaneku tegi Mart Helme ka raudtee teemal, et kui me Piirsalu parki tahame arendada, siis sinna kuluks ära ka rongiühendus. Nii et kui tsiteerin veel Kaitseministeeriumi kaitsetööstuse arendamise nõuniku Indrek Sirpi, kes ütles, et 3-aastane ooteaeg on probleem. Tootmine peab algama Ermistus 2027, Põhja-Kiviõlis, Aidus ja Piirsalus 2028. Aitäh! Aitäh! Härra peaminister, palun! Jah, hea küsija. Kui see küsimus nüüd oli, et kas energiaühendused tuleks rajada kiiremini, siis mina arvan ka, et peaks kiiremini rajama. Selles pole ju vähimatki kahtlust, kui me tahame ometi, et tootmised püsti saaks ja nad saaks toimetada, siis peavad kõik liigutama sellise kiirusega, nagu vähegi võimalik on, et asjad saaksid tehtud. Ja ma südamest loodan, et küllap saab ikka tehtud ka. Esiteks see, et me neid kaitsetööstusparke sinna rajame, ei saa ju kellelegi üllatus olla, nagu vajadus neis võimalikult kiiresti tootma hakata. Nii et Eestis tihtipeale on nii, et kui ikkagi pannakse pead kokku erinevates valdkondades, julgeolekus, energeetikas leitakse üsna kiiresti üsna head lahendused, et Eesti erinevate valdkondade eksperdid on päris nutikad ja leiavad lahenduse. Nii et ma olen kindel jah, et küll nad ära lahendavad ühte või teistpidi. Aitäh! Aitäh! Peeter Ernits, kui te küsite hästi lühidalt ja vastus on lühike, siis me saame seda võtta, vastasel juhul meil ei ole ajaraami selle jaoks. Peeter Ernits, kui te olete nõus lühidalt, hästi lühidalt küsima. Hea juhataja ja auväärt rahaminister. Te olete öelnud selgelt, et teie nagu selle konservatiivse 8 jalaga ei võitle, et see on nagu võõras teema. Et äkki ütlete ka praegu seda, et peaminister on siin kuuldaval, kes kavatseb võidelda 8 jalaga. Aitäh! Aitäh! Härra rahandusminister, palun! Aitäh! Kui see nüüd oli mina, kellelt te küsite, siis ei, sellist lauset ma pole öelnud. Ja tegelikult see väljend ei ole ka minu leksikas. Võib-olla ma ütlesin seda, et pöörduge peaministri juurde, et ta oskab täpsustada, mida ta selle all mõtles, aga ma aima. Et tegelikult ajavad propagandakombitsad ennast igale poole, et parteid on väga erinevalt rahastatud, mõni varjatumalt, mõni on ennast söönud sisse meediasse, mõni on sisse söönud konjunktuuriinstituutidesse ja tõesti kõige kehvem lugu on muidugi meediaga. Et selle sõltuvatuses mina veendunud ei ole, või selles ajakirjandusvabaduses Eestis rääkides on väga tinglik, et kui ikkagi erakonnal ja ajalehel on kattuv omanik, et siis see ei ole väga sõltumatu pehmelt öeldes, aga kui teha ka veidi content analüüsi, siis võib näha ka, et see ei ole enam neutraalne kajastaja, mida meedia teeb. See on, ma arvan, see, mida võiks peaminister mõelda, aga mina ei tea midagi. Ma pole midagi öelnud. Et see on kõik peaministri jutt. Aitäh! Aitäh! Ja ma tänan kõiki kolleege, tänan Vabariigi Valitsuse liikmeid aktiivse osaluse eest tänases infotunnis. Sellega on infotund lõppenud ja me jätkame täpselt kell 2 algava Riigikogu täiskogu istungiga.